Head vaatajad, algamas on saade Masinaruum ja mul on väga hea meel võõrustada täna stuudios inimest, kes on kultuuri- ja muusikamaastikul ilma teinud juba omajagu aastaid. Meie tänaseks saatekülaliseks on hinnatud ja armastatud pianist Johan Randvere. Tere tulemast saatesse. Tervist. Aeg läheb kuidagi kiiresti ja ka pühadest ja aastavahetusest on märkamatult ajalugu saanud. Kuidas sinu kui artisti jaoks see pühade aeg kujunes? Minul on niisugune tore traditsioon juba 4. hooaega, et igal aastal on mul siis nagu jõulutuur. Ja see on selline nagu sooloklaveri-tuur tegelikult, lihtsalt jõuluajal. Ja ma mäletan, et kui kunagi küsiti mult seda, et teeks jõulutuur, siis ma ütlesin, no millega ma seda teen? Ma ju ei laula ja ma ei saa mängida jõululaule lihtsalt klaveriga lõputult, et see on nagu igav. Aga siis ma hakkasin uurima, mida on kirjutanud need suured heliloojad jõuludeks, nagu ma ei tea, see Liszt ja siis Mozart ja Bach ja Debussy ja nii edasi. Ja siis ma olen nende vahel teinud niisugused kavasid, mida ma iga detsember olen esitanud. Iga kord on mul see kuidagi nii tore üllatus, et ikkagi see tuur toimub. Seal on tegelikult minu arust igal aastal järjest rohkem publikut. Nii et mul on olnud viimased 4 aastat detsember hästi tihe kuu. Nii et puhata pühade ajal tegelikult tavainimese kombel nagu ei saagi? Üldiselt vist mitte, aga ma arvan, et ka tavainimene vist väga tegelikult ei puhka. Et see ikkagi see mingi jõulustress ja õiged kingitused ja kõik need on seal. Ma viitasin pigem sellele, et artisti kutse, mille sa oled endale valinud, see tekitab need olukorrad, et just need momendid, kus tavainimesed reeglina saavad endale puhkehetki lubada, sina oled ametis. Sina ei saa endale just nendel samadel hetkedel seda lubada. Kas nendel pühadel ikkagi enda jaoks leidsid mõned hetked aega ja said aja maha võtta? Õnneks küll, jah. Mul sellel aastal ei olnud aastavahetusel esinemist, et mul eelmine aasta oli selles mõttes, see oli tegelikult päris äge ka. Ma osalesin Estonia ballil, esinesin seal orkestriga, mis oli siis aasta kõige viimane päev. Ja aasta esimene päev, siis ma osalesin Ersos, ehk siis sama maja Estonias, aga lihtsalt nats kõrval seal niimoodi, et ma olin seal õhtujuht ja siis mängisin orkestris ka veel. Siis ma jäingi ööseks hotellis, ma saingi aru, et see on küll aasta vahetus ja niisugune omamoodi tähtis päev, aga mul ongi siis samas majas on ühel õhtul lõpetan ja järgmisel hommikul kohe alustan. Mis kell see 1. jaanuari etteaste siis algas? Õnneks õhtul kell 7. Et selles mõttes polnud hullu ka. Ja mina ei ole ka aastavahetuse pidud seal, aga mul on nagu nii sees see hooajaline aasta tunnetus, et aasta algab septembrist ja lõppeb siis ilusa suve algusega. Et ma olen õpetaja, mu ema-isa on õpetajad, vanaisa on õpetajad või olid ja siis ja veel artistidel ka, see mul on nii selgelt, et septembris muutub loodus, muutub linna rütm, kuidagi kõik muutub niimoodi. Ja siis suvega, kui see ilus lõpuks see soojus on, siis on nagu tõesti aasta läbi. Et mul tegelikult talvel seal keskel väga mingit tunnet ei ole. Aga jällegi selle uue aasta lootuse, need tunded, et midagi tuleb paremat kui vanasti, selle ma võtan küll mõnuga vastu. Siia ametisse sa oled tegelikult ju jõudnud Võrumaalt. Sa oled Võru linna poiss. Ja sinu vanemad olid muusikud, on siiani. Kuidas, kui ajas tagasi minna, see üldse juhtus? Kas oli see vanemate initsiatiiv? Sinu talenti märgati juba noorena? Alustasid sa muusikaõpinguid esimesest klassist? Kuidas see teekond sinu jaoks alguse sai? See oli minu jaoks hästi loomulikult, et mul oli maja kõrval Võrus, kus ma elasin, see oligi põhimeie plats, oli minu maja ja see oli kohe muusikakool. No tõesti hästi lähedal. Ja minu isa oli seal õpetaja, praegu on seal ka minu ema õpetaja, aga tollel ajal oli ainult isa ja siis mul oli kodus ka huvi ilmselt muusika vastu ja meil oli kodus oli klaver ja kuna mu isa mängis ja eks pojale on isa ikkagi väga suur eeskuju ja ma tahtsin lihtsalt isa moodi olla. Nii et ma mõtlesin, et ma ka raudselt hakkan ka klaverit mängima, täpselt nagu isa. Ja siis mul selles mõttes muusikaõpingute alustamine jällegi oli väga klassikaline, et ma läksin kooli ja läksin ka muusikakooli, et esimesest klassist ma hakkasin seda õppima. Aga pigem see selline süvendatud ja päris selline juba teadustatud nagu muusikuks õppimine juhtus mul kuidagi nii õnnelikult ja nii juhuslikult, et ma lõpetasin 6. klassi Võrus. Ma teadsin, et on olemas Tallinna muusikakeskkool ja Tallinn ja kõik nii edasi, aga ma ei teadnud mitte midagi, et ma peaks sinna minema õppima või ma ei tulnudki, laps ei tulegi selle peale. Aga toimusid Võru vastpillipäevad augusti lõpus ja sinna sattusid küll puhpillimängijad, aga muusikud siis üle Eesti. Vahepeal olid see välismaalast ka ja mulle nad hirmsasti meeldisid. Nad olid minuga sarnased ja mind just kuidagi imponeeris see, et nad mängisid palli väga hästi, mis mulle meeldis ja pilli ka väga hästi. Ja see kuidagi mõtlesin, on ikka lahedad tüübid nagu. Et selline, ma sain teada, et need vennad käivad seal muusikakeskkoolis.
ja siis neil oli mingi kontsert ja nad ütlesid, kuule, aga Johan, tule mängi ka midagi, et no sa mängid ju ka pilli, et suvad sa ei mängi puhkpilliga, tule mängi oma klaverit. Ja õnneks mul oli midagi mängida. Ja siis seda ühesõnaga siis märkas üks tädi, kes Meeli Ots on ta nimi, kes lihtsalt ütles minu emale, et see Johan peab ikka minema muusikakeskkooli edasi õppima. Ja siis ema vastas midagi, mis väikelinnas ikka vastatakse, et vaatame ja äkki kunagi lõpetame siin midagi ära. Ja siis ta ütles, et mis mõttes vaatame, et septembris tuleb minna. Ja siis ma läksingi 13-aastasena kodust ära, tulin Võrust Tallinna Muusikakeskkooli õppima, elasin seal ühikas ja siis algas minu nagu see sigatüüka tee nii-öelda, et mul oligi siis oma selline see päris koht, kus ma tundsin, et ma väga pean olema ja ma sain ka aru sellest, et ma pean siin olema. Nii et siis pärast seda mul väga head õpetajad sattusid ja see läks kuidagi väga sellises lahedas nagu sirgjoones. Ma mäletan, et targad sõbrad ja sugulased, need nutsid mul kogu aeg enne seal keskkooli minekut ja enne ülikooli minekut, et mida õppima minna, et lihtsalt kõik tuleb nii hästi välja. Mul seda probleemi ei olnud, mul kõik ei tulnud välja. Aga Võru linn ja Võrumaa, kas Võru linn on sinust nüüd jäädavalt ilma või tegelikult mõtled sa ja oled pisut ka kursis sealsete tegemistega? Kui palju see sind puudutab? Ikka puudutab, kuidagi mul on seal väga tugevate juurte tunne. Et ma elasin majas, mille ehitas minu vanaisa, seal elas minu vanaisa, seal elas minu isa, mina, siis ka mul on palju noorem vend seal, kes saab nüüd 18, kes seal elab, nii et mul on nagu selles mõttes olnud väiksest peale väga uhke tunne, et ma just täpselt seal elan. Ja siis Võru linna peal ma teadsin ka teisi neid maju ja korterid, kus minu nagu sugulased ja esiisad nii-öelda on elanud. Et selle Võruga ma tunnen küll tegelikult päris suurt sidet. Kui tihti sa sinna satud? See tõesti oleneb niimoodi. Korra kuus käid ära? Jah, käin küll. Vahepeal käin ka rohkem. Et mul on seal selles mõttes natuke ka isegi tööotsi, et mul on seal esinemisi, Võru muusikakoolis me aeg-ajalt teeme mingisuguseid meistrikursusi. Ma neid noori klaverimängeid päris hästi tunnen seal. Ja seal Haanjamaal ma olen ka päris palju toimetanud ringi. Nii et selles mõttes ma hoian kursis. Kui sa Võru ja Tallinna inimesi võrdled, kas on mingisuguseid erinevusi? On see tajutav? On see teistsugune maailm? See on keeruline öelda, ma enam vist ei taju nii hästi seda vahet. Ma arvan, et inimesed on selles mõttes ikkagi kuidagi, ma arvan, et ühesugused heas mõttes. No mis mulle nagu haiget on vahepeal teinud Võrumaa kohta, mina ise neid inimesi seal ei tunne, aga siis kui oli see koroonaaeg ja see väga padu vaktsiini vastasus ja natuke rohkem riigi vastasus ja siis väga jõuline selline, mulle ei meeldi see parem äärmuslus ikkagi üldse tegelikult ja ma olen ise hästi patrioot ja poliitikasse sind ei ole kutsutud? On, mitu korda. Ja mis sa oled öelnud? Et mitte veel. Ma tegelikult ei ole üldse poliitika vastane ja ma alati tervitan neid, kes lähevad sinna. Sa ei välistaks seda enda puhul? Ma tegelikult vist ei välistaks, jah. Kas või põhimõtte pärast, mulle tundub, et palju parem on teha ja palju õigem on proovida ise midagi ära teha, kui kuskil õlledaga kiruda, et kõik on nii tikkad. Ja katsugu siis minna inimesed sinna ja midagi teha, siis pärast rääkida, et see kõik on nii lihtne ja kuidas kõik. Et selles mõttes vahepeal, kui ma neid Võrumaa foorumeid loen ja näiteks seal olid, ma ei tea, NATO sõdurid on, meil on suur sõjaväe osa seal ja seal olid vist mingid mustanahalised ja siis ma ikkagi tunnetasin seal mingit viha nende vastu, siis on vahepeal ikkagi piinlik ka. Et mina Võrumaa neid inimesed ei tunne üldse, minu Võru sõbrad on hästi toredad ja kuidagi ägedad. Aga ma mäletan, kui ma ise seal elasin rohkem, siis võib inimesel jääda selline ääreala tunne küll, et mingi selline kuvand võib olla, mis ma arvan Eesti Vabariigis on mingi ohuasi, et ma ei tea, kas seda enam nii palju on, ma mõtlen hoopis teistel asjadel praegu ma elus, aga üldiselt see Tallinn ja muu Eesti võib olla päris ühel hetkel ka ikkagi probleem. Sealse piirkonna inimesi Nursipalu teema puudutab väga valusalt. Kuidas sina sellesse suhtud? Minul on selline tunne, et mul ei ole nagu õigust ega tarkust kahelda professionaalide otsuses, kus minu ala nagu ei puutu. Et kui sõjaväelased ütlevad, et neil on seda vaja, kui me oleme sõjas ka tegelikult praegu, see kõik Ukraina, mul sõber on praegu Kiievis näiteks, saatis mulle täna videokõnesid, kuidas kogu Kiievi kesklinn on generaatorite peal või nagu, ja kes neid asju teab, siis kuidas saab olla Nursipalu vastu, on mul ikka väga keeruline. Ma tean küll inimesi kaudselt, kes reaalselt seal elavad ja kes muusikakoolis seal on õppinud, et ma kujutan ette, et see on ikka päris keeruline kodu ära öelda kõik niimoodi ja ma arvan, et võib-olla isegi keerulisem on, ma ei tea, see haritud põllumaa näiteks asendada mingi, maa ei ole ikkagi see sama maa. Aga mul on ka tunne, et sellest vajadusest saab tegelikult igaüks aru ja mul oli ka tunne, et igaüks sai ka aru. Et see ei olnud ju nii, et tõmmake lihtsalt minema, et me küüditame teid ära, et see oli ikkagi mingi raha oli seal vastu ja mingid hüved, et see oli
palju ametlikum ja euroopalikum, aga mul on tunne, et lihtsalt see propaganda kasutas seda väga hästi ära, et Varro Vooglaid kasutas seda kiiresti ära ja EKRE kasutas seda kiiresti ära ja siis aeti inimesed väga selle vastu. Aga jah, see minu kõige põhimõttelisem asi, ma võin olla ka 100% looduse poolt ja üksik inimese poolt ka, et ei sõidaks suur riik üle sellest, eks ju. Aga lihtsalt minu jaoks väga põhimõtteline on mitte öelda oma ala professionaali, et ta eksib. Sama asi näiteks Estonia juurdeehitusega ka. Ma võin arvata sellest igast asju, eks ju, aga ma tegelikult usun seda inimest, kes seal majas töötab, kes ütleb, et tal on vähe ruumi kas tantsida, tal on raske laulda seal või orkestrant, kes on orkestri augus, ütleb, me ei mahu sinna ära. Ma usun neid rohkem kui mingit vana arhitekti, kes ütleb, et see sinna ei sobi. Et mul see pool on must küll sees olemas, et ma pigem oma ala profi tahaks rohkem uskuda kui. Aga sisetunde järgi, kui sa mõtled Estonia juurdeehitusele, kas sind natukene ei kriibi see, et see pilt võiks muutuda vähemalt väliselt, mis tänavavaadet puudutab? Mind ei kriibi see. Mind tõesti ei kriibi. Et sa näed selles ikkagi seda perspektiivi ja seda võimalust, kuidas me saaksime teha paremat muusikat paremates tingimustes. Ja ma arvan, et sellest võib tulla Tallinna kõige ägedam maja üldse. Kui vaadata neid kõiki uusi maju nagu Muba, Arvo Pärdi keskus, Muusikaakadeemia juurdeehitus, Viimsi Artium, need on nagu nii maailmatasemel majad ja nii erilised majad. Ja võib-olla mõnele näiteks Muba välimus tundub, et see on lihtsalt üks must asi, aga kui see sees saab käia, mis seal on, mis kvaliteediga asjad tehtud on, siis ma ikkagi väga ootan, sest ooperimaja minu arust ühele arhitektile on nagu unistus, mida teha. Et ma tean näiteks, et Varssavi ooperimaja praegu, kas äkki oligi nii, et need tüübid, kes Muba arhitektid olid ka, mõned nendest teevad äkki vist Varssavi ooperiteatrid, no neid asju tehakse nagu, ma ei tea, ükskord 200 aasta jooksul äkki või. Ja et ooperimaju uuendatakse, seda tehakse igal pool. Stockholmis on, La Scalas on seda tehtud, ma ei tea, no, igal pool on tegelikult uuendatud ooperimajusid. Selles mõttes mind see küll ei kriibi, jah. Kui me nüüd räägime Tallinna Muusikakeskkoolist ja Mubast, kindlasti oled ka kuulnud, et on inimesi, kes igatsevad seda Tallinna Muusikakeskkooli tagasi ja võib-olla mõnes mõttes vastanduvad selle Mubaga. Sina tunned, et Muba on midagi head ja uut ja annab noortele muusikutele paremaid töötingimusi või kuidas? Ma arvan küll, jah. Ma saan aru ka sellest vastaspoolest ja see kuidagi on, minu arust on see ka äge, et tekivad alati vastaspoolest. Et samamoodi Estonia juurdeehitusega ka see, et päris palju inimesi on sellele vastu ja päris palju tarku inimesi ja siukseid kultuuriinimesi on ka sellele ikkagi vastu tuleb välja, on minu arust kuidagi äge. See tähendab, et inimesed hoolivad sellest, et see on neile oluline. Ja see, kui argumenteeritult öelda ka vastu, see on kindlasti omal kohal. Küllap see Tallinna Muusikakeskkooli nii-öelda vastasseis ikka tuleneb vist emotsioonidest, et ma arvan, et kõik saavad tegelikult aru, et uuem maja on suurem ja pakub võib-olla paremaid võimalusi, aga see nostalgia on see, mis inimesi kõnetab siin ja paneb tagasi igatsema seda Tallinna Muusikakeskkooli aega ja neid tingimusi, mis tegelikult võisid isegi seal olla mõnevõrra kehvemad. Seal olid kohe väga palju kehvemad tingimused. Mina ju käisin seal ka ja mul oli jumalik elu selles koolis. Seal oli nii tore ja see oli nii väike ja see oli siukene maakoolikene, eks ju. Ja selles mõttes ma saan täiesti aru, et seal oli ainult muusikakeskkooli, seal oli nagu meie kool, igatpidi meie aktus ja praegu on 3 kooli ikkagi koos ja meil pole tegelikult veel sellel aastal sellist ühte Mubat, vaid ikkagi me tasapisi alles kasvame kokku. Kuidas sa sellesse suhtud, et meil on 3 kooli koos, Tallinna Muusikakeskkool, Otsakool ja siis balletikool, kas see integratsioon on üldse võimalik? Minu arust on ja mulle tegelikult see väga meeldib. See maja esiteks on nagu nii maailma tasemel. Sama põrand, ma tean näiteks balleti poolel, sama põrand minust on ka Berliini ooperis näiteks. Mulle väga meeldis, kui see algus tutvustati, seda ma kuulsin pealt nüüd. Ja, et see põrand lükkab meie need kõõluste operatsioonid just 10 aastat edasi. Hästi niimoodi rahulikult. Et see nüüd maailma parim. Ja meil osteti, ma ei tea, mitukümmend uut klaverit ja nad on nagu moodsad ja päris ja see akustika, mis seal on ja salvestamine ja ujula ja no... Ma võin kinnitada, olen seal majas käinud, et tõesti need tingimused minule küll imponeerivad. Ja julgeks öelda, et see maailma kõige moodsam muusikakool praegu, mis üldse. See võib tõesti tõsi olla, jah. Et kui ameeriklased või norrakad või sakslased teevad järgmise Muba nii-öelda, siis nad teevad üle selle, mis peabki nii olema. Ilmselt küll. Aga praegu need on nagu päris tingimused, et õpilased, kes kõik seda vaatavad, eks ju. Et nüüd võtke sealt eeskuju. Tingimused on väga head ja soodsad, nüüd tuleb lihtsalt harjutada. Aga mina olen küll mulle nagu muutused natuke meeldivad ja ma arvan, et need ei ole tulnud ka sellisest tühjast kohast. Et mingis mõttes on jah, võib-olla väike kahju tunne on see, et ma arvan, igal koolil on olnud ka väga eriline oma kooli tunne, et Otsakooli selline vaim ja vaib on kindlasti olnud väga-väga eriline ja nad on olnud segamatult selles vaibis. Balletikool on meist natukene eraldi, nad on niikuinii selles mõttes, neil on see vist kõige raskem ala üldse ja nad on nagu, siuksed omaette seal.
ja meil ei ole ka üldainet koos veel kõik integreeritud, nii et niisugust ühtlast mubat sellest tasapisi tekib. Aga no ma ei tea, kes sinna satub, näiteks peab olema küll lapsevanem või keegi lapsevanema sõber, aga kui näiteks niisugust lihtsat nagu armsat asja vaadata nagu jõulunäidendid või niisugused asjad, mis igal koolil on. Meil on ju mubal väga kõrgetasemelised igasugused koolikontserdid, seal on meil tase on ju lahe ja nad ikka panevad täiega ja tantsivad ja laulavad ja mängivad. Ja näiteks meie, ma ei tea, seal muba nagu jõulupall oli päris big bändiga ja kõigil need riided on soliidsed ja oskavad tantsida ka ja see on nagu tegelikult on ikka maagiline. Aga siis vaadata, kuidas need 3 osakonda, neil praegu on kokkupuutepunkte veel vähe, aga kas või seal jõulunäidendis on nii lahe vaadata, et klassikalised muusikud kirjutavad näiteks selleks näidendiks lihtsalt uue muusika, mängivad selle opsti ette, on teinud seaded, panevad täiega, otsakooli poole peal laulavad, tantsivad samal ajal nii, et ei hakka hingeldama, ei ole mustalt lauldud, panevad käega ja balletikad lustivad, sest nende jaoks visata saltosid või üksteist, see on nagu lihtsalt puhas lust. Kas pole äge kool? Niimoodi lihtsalt, et appi, mis andehunnik siin ikka tegelikult on. Et selles mõttes see muba on ikkagi väga-väga lahe. Erakordne kool nii Euroopas kui ka vaata, et maailmaski. Kahtlemata. Aga kui me nüüd vaatame tagasi seda aega, kui sa läksid ikkagi sinna vanasse heasse Tallinna Muusikakeskkooli, sa olid 13-aastane. Kuidas sa hakkama said? Kuidas see sulle tundus? Sa olid Võru linna poiss, sa tulid järsku Tallinnasse, Eesti mõttes suurde linna. Tegelikult sa olid ju päris üksi. Ega ema-isa ei tulnud sulle hommikuti hommikusööki tegema? Ei tulnud jah, ja täitsa head ei tulnud ka. Ma olin väga rahul 13-aastasena, et ma kodus ei elanud. Mingisugust koduigatsust või abitust sa ei tundnud, pigem nautisid seda, et sulle anti see vabadus. Vanemate kahjuks tõesti mul ei olnud mingit koduigatsust ega sellist asja. Mul oli kodurõõm ja mul on väga toredad vanemad ja me oleme kogu aeg väga hästi läbi saanud. Ja mul tekkis pigem selline nagu ajudega tekkinud selline igatsus hoopis see, et küll on tore üks väike linn, millel on palju järvesid ja kõik on lähedal ja see mulle väga meeldib. Ma ikkagi, meie lapsepõlv jääb meid kummitama ja ma oma sellises nagu tunnetuslikud olen küll väikse nii-öelda nagu keskuse, ütleme siis võib-olla külakeskuses elaja küll. Ma olen, aga tead, see suurde linna minek, mul seal on üks tore väike sükene vastuolu oli ka. Ma käisin koolis Võrus, kus käis 700 inimest. Minu klassis oli 33 inimest, paralleelis oli 32 inimest. Seda on oluliselt rohkem kui Tallinna Muusikakeskkoolis võis olla. Oluliselt rohkem. Ja siis mina elasin Võrusel polikliiniku vastas põhiplatsi kõrval, mis tähendas seda, et tööpäevadel oli ainult sagimine ja autode parkimine, et mingit vaikust või sellist väikelinna nagu umbes, et siin on nii tasa ja kedagi siin pole, mitte kunagi sükest asja. Et sinu jaoks see Võrus elamine ei võrdunud sugugi sellises metsalaane talus viibimisega, et see oli tegelikult vaata, et suurem linnaelu kui Tallinnaski. Ja see oligi niimoodi, et ma olin harjunud, kogu aeg sagib keegi, no 90-ndatel olid õhtuti ikkagi idikad tegelikult, see kummivilistamine oli ikkagi konstantne ja see, mis on praegu ära kõik kadunud ja see tümakas, lihtsalt öö läbi see tümakas, see oli tegelikult päris rets, ma ikka vihkasin neid, ma ikka kujutasin ette, et ma suureks kasvu, ma panen neile haaked, aga ühesõnaga see oli päris karm ja siis ühesõnaga ja linnas ikkagi tead, kui ikkagi, ma ei tea, Erki Nool võitis olümpia, siis ta tuli sinna meie maja kõrval, kui Marko Märtin võitis rallietapis, ta tuli sinna, kui Andrus Veerpalu tuli, siis kui Kaitsevägi tuli, see oli kogu seal, ühesõnaga kogu aeg toimub. Väikelinna keskel elu on see, et kogu aeg toimub midagi. Ma kujutan ette näiteks, et Haapsalus elada suvel on küll nagu selline, et seal vist ainult toimub festivali otsa ja sa kogu aeg näed seda ka. Ja siis ma tulen nii-öelda suurde Tallinnasse, kuskile Nõmmele, kus on mingid puud ja siis koolis on natuke alla 300 inimese, klassis on 17 inimest, kohal käib 9, sest ülejäänud harjutavad. Kehaline kasvatus oli 8-12 klass koos. Ma läksin täiesti maakooli. Ma elasin kooli ühikas, me olime 4 poisid toas, seal vanemad suuresti küll meie kooli õed vaatasid meie järgi. See oli väga sanatoorne ja sõbralik ja soe õppimine, mis meil seal tegelikult oli. Nii et ma läksin tõesti tegelikult ikkagi väiksesse kohta. Aga liiga sanatoorseks ja seal viibimine sinu jaoks ei muutunud. Kuidas lood distsipliiniga olid, kooli jõudmisega ja harjutamisega? Jõudsin küll. Ja see oli ka niimoodi, et kuna need suured, tegelikult suured tüdrukad ei lasknud sellel juhtuda. Ma mäletan kunagi, et meil oli ühikas, oli see mõttes hästi lahe, et meil oli tegelikult see muusika on ikkagi ja klassikaline muusika on ikkagi nii aega nõudev ja tööd nõudev asi. Et seal ei ole võimalik väga nagu ära kukkuda mingite kiusatustesse. Ma arvan, et sportlased saavad sellest ka aru. Et sa pead nii palju trenni tegema, sul ei ole nagu aega minna kuskile. Ma ei tea, mis täna teeme, vaatame linna peal, et see lihtsalt pole niisugust hetke.
ja kuna see Nõmmel ei olnud väga midagi teha ka otseselt, kui mitte harjutada ja meil ei olnud ka internetti ega mingit sihukest telefone, siis me tõesti päris palju harjutasime ja siis õhtuti suhtlesime, et see oli nagu üks lõputu laager tegelikult. Nii et linna pidutsema sind ei kiskunud, tegelikult ju 18 bussiga oleks kesklinna pääsenud küll või rongigagi. Jah, tead, ma isegi kuskile sattusin natuke, aga väga kiirelt ma sain aru, et see päriselt mind ei huvita ja meie peod toimusid ühikas. Meil olid väga nagu kindlas keskkonnas ja ma usungi, et tegelikult noored niikuinii pidutsevad, et nad peavadki pidutsema, parem tehku siis seda kuskil kindlas keskkonnas. Aga mul oli ka üks kogemus, kus ma olin juba äkki 15 ja oma arust päris suur juba, päris kõva mees ja siis ma mõtlesin ka, et ma võib-olla ka siis jooks äkki õlut näiteks ühel õhtul, et ikkagi ma ikka tean sellest asjast nii mõndagi ja seda nägi üks 12. klassi tüdruk. Ühikas. Ja siis ilus tüdruk ka. Ja siis ta mõnitas mind terve õhtu läbi niimoodi, et sina oled meil päris kõvaks meheks hakanud. Vaadake, kõik näed, teate, mis tema täna. Siis ma mäletan, mulle siis nii piinlik ja nii oli. Ja ma ei olnud üldse palju, ma ei olnud üldse mingi jooja väga niimoodi. Kõigest maitsesid võib-olla tahtsid eksperimenteerida, et kuidas see siis käib. Ma ei otseselt mingid teestlasi jõle kõva mees. Ja siis ma mäletan, see kogemus jäi ikkagi nii hullult mulle meelde. Et see niisugused asjad mõjutasid mind küll. Et sa ei ole sellele libedale alkoholiteele väga siis sattunud või tahad sa seda öelda, et alkohol on sulle kuidagi vastumeelseks muutunud? Ei ole. Sa lubad endale mõnikord pitsikese, sellest ei ole midagi. Ma luban endale klaasikese, aga veini. Mul on see, et ma mäletan küll, et kui ma kasvasin ikkagi nii-öelda nagu Ida-Euroopas üles oma sellesse vanuses, siis me tõesti jõime ju rohkem mingit pitse ja pidutsemine käis niimoodi, et kõik täis nagu ennast. Aga siis nüüd ma ei ole ikka ammu täis olnud või mind isegi häirib, kui ma jään täis, sest mulle ikkagi väga meeldib šampanja ja veinid. Šampanja on ohtlik jook, öeldakse. Öeldakse jah. Et selline magus ja kihiseb. Selliseks nagu Mozart, kellel on täna sünnipäev, 18. Kui me seda sinuga räägime. Palju õnne Mozartile. Mozarti sünnipäev. Ja nii, et ühesõnaga, selles mõttes ma alkoholi vastane ei ole. Ja me peame hoidma muidugi joont ja puha, aga ma ei ole, ma ei taha purjus olla kuidagi. Mul on julgust piisavalt ka, aga mind just huvitab see maitse. Näiteks samamoodi, miks mul ei ole olnud kunagi huvi ka näiteks narko vastu, ikka soft narko vastu, sest mind ei huvita nagu see laks või. Mind huvitab maitse, et mina teen hoopis sigareid. Ehk on nii, et sa soovid säilitada kontrolli olukorra ja võib-olla iseenda üle? Jah. Eelistaksid nii. Kõige rohkem tõesti näiteks on ka, ma ei vaja kohvi, et ma saaks ennast kuidagi käima. Mul on energiat antud kuskilt, ma saan niikuinii käima ennast, mulle väga meeldib lihtsalt see maitse ja see tegevus. See on kindlasti ka sõltlase jutt. Absoluutselt, ma nõustun. Aga mulle väga meeldib see maitse. Ma pean sinuga nõustuma, ma joon ka liitrite viisi kohvi, kui võimalik, nii et ma tunnen, et ma pean ennast piirama. Aga see on erakordselt hea jook ja tore tõdemus, et me sellist eelistust jagame. Ja ka mingisugune tervislikud artiklid ilmuvad vahega sellega. Ma teiste selliste... Jah, meie rõõmuks, et aeg-ajalt ilmub küll tohutu must pilv ebatervislikke artikleid ja siis mõni tore tervislik artikkel ka sinna. Seda on südant soojendab lugeda. Kohvijoojatega, et näed, et on väga kasulik juua 6 tassi päevas. Mul on seda tõdemust hea meel kuulda, ma jagan sinu eelistust. Aga rääkides distsipliinist vastukaaluks sellistele lõõgastavatele tegevustele, oled sa hea enesedistsipliiniga? On sind vanemad pidanud kunagi kaikaga klaveri taha ajama? Ikka on jah, selles mõttes, et ma olen ju väga sotsiaalne olnud kogu aeg, mind on huvitanud alati inimesed ja teised inimesed, suhtlemine. Kui tore see harjutamine siis on, kui õues palli taotakse? Väga raske, eriti üksikala on minust kõige raskem. Ja järjepidevus on minust üks kõige raskemad asju elus, et kui ikka ilus päev on ja sa pead hakkama üksinda seda kõike tegema, siis on see ikka väga raske. Ja sa tead oma peas, et sa ka pead seda tegema ja selles mõttes distsipliin on ikkagi nii ja naa mul tegelikult, ma arvan. Et mul on olnud päris distsiplineeritud hetki oma elus, muidu ma polekski selgeks seda saanud või mingilgi määral mingil tasemeni, aga mul on olnud ka palju selliseid hetki, kus on distsipliiniga on raske ikkagi. Nüüd ma nagu tagantjärgi mõtlen, ma meenutan ühte Ukraina boksija intervjuud, kelle käest küsiti, et te olete nii palju saavutanud ja mis teid motiveerib edasi trenni tegema? Siis ütlesid, mis motivatsioon? Mul on distsipliin, mul on motivatsioon väga harva. See saab otsa tavaliselt päevaga, et mul ei ole mitte ühte hommikut, kus mind motiveeriks soojast voodist, varakult üles tõusma ja trenni minema. Mitte kunagi. Ja mul pilliga ikkagi on hommikuharjutaja üldse, võib-olla olen kõige rohkem olnud ka. Aga distsipliin on tegelikult keeruline.
kui palju sa siis päevas oled pidanud harjutama kooli ajal, kui palju on olnud vaja ennast distsiplineerida, kui näiteks seda kuulab inimene, kes mõtleb selle idee peale, et äkki hakata klaverimängijaks, mis teda ootab, mitu tundi tuleb trenni teha? No, alguses seal algklassidega ma ei usu, et nad üle poole tunni seal väga harjutavad. Aasia muidugi räägib hoopis teist juttu. On selline väga-väga kihvt raamat, nagu kas oli ema tiigri võitlused või tiigri ema võitlused, selline kihvt raamat, mis räägibki siis Ameerikas ühest Aasia emast. Ja seal on sellised hetked näiteks, et kui Euroopa lapsevanem saab oma lapselt kätte näiteks tund aega järjest õppimist või ka harjutamist, siis ta on väga uhke, et minu esimese klassi laps sai tervelt tund aega ise tehtud. Ja Aasia emad teavad, et esimene tund läheb lihtsalt, aga teine ja kolmas on raskemad. Mitte ka rasked, aga raskemad. Nii et selles mõttes mina mingi aeg pidin ikkagi, mingi selline see valus vanus, kus sind huvitab kõik muu ja kasvuiga on ja kõik need väiksed lihased, mida me peame siin trennima, need hakkavad kasvama, pead olema sellega harjunud, siis üks 5-6 tundi päevas tegelikult peaks ikka mängima. Aga see ei ole tegelikult nii keeruline kokku saada ka neid tunde. Ja on muidugi ka inimesi, kes mängivad palju rohkem, ikka 7-8 tundi. Aga kui saad jällegi see mingisugune suurem trenni vanus on ära tehtud, siis nii palju enam ei mängita. Siis räägitakse, et 3 tundi näiteks on selline hea aeg, kus aju tõesti täielikult suudab kontsentreeruda kogu aeg, pluss siis selle lihasmotooriga. Ja sina suutsid seda 13, 14, 15 aastase poisina, olles muusikakeskkooli ühikas, tegelikult ju iseenda hoole all seda teha ja hoida seda distsipliini ja režiimi. Üldiselt küll jah, 3 tundi ma sain küll lõdvalt kätte. See on nagu mingi teema, et seal pigem oli, ma mäletan siis 5-6 tundi kätte saada oli ikka keeruline, eriti peale koolipäeva. Et kui sa oled ikkagi natukene väsinud ja see kontsentratsioon on ikkagi, see vajab ikka mingid iseloomu, et on sellised harjutajad ka, kes suudavad eesmärgistada ja kuidagi nagu teha. Ma olin kuidagi võib-olla loominguline liiga tolles vanuses või kui ma suurem olin, selline 17-18, siis ma nagu sain aru natuke rohkem, mis see harjutamine üldse on ja mida ma siis pean harjutama ja siis ma sain üldse aru, et aju tuleb hakata kasutama ja aju on ju treenitav. Kui sa mingil alal enda aju rakendad, siis ta läheb paremaks. 100%. Mina näiteks annaks lastele hästi palju tuupida siiski pähe, sest kõik, kes seda teinud on, räägivad sama juttu, et aju harjub sul asju pähe õppima ja hiljem sa ei peagi neid nii palju õppima, vaid nad jäävad sulle lihtsalt iseenesest. Kui palju sul praegu muusikalist materjali peas on? Ikka on, ma arvan tegelikult mitu tundi. Mul on mingid asjad, mida ma olen õppinud, öeldakse ka, mida sa oled õppinud noorusest, väga kindlalt ära need jäävad. Mul on tõesti paar sellist pala, mida ma tean tegelikult igat nooti. Ma tean isegi, mis sõrme ma sinna panen ja kõik. Ma suudan panen niimoodi kinni ja siis ma suudan need ette kujutada. Ja see on ainult selle pärast, et ma õppisin Itaalias ja seal ei saanud nii palju harjutada enne konkursse ja siis ma harjutasin niimoodi. Lihtsalt peas mõtlesin, ma pean kuidagi selle selgeks saama ja siis ma nagu tuupisin need pähe. Ja siis ma sain ka aru, et miks ma varem ei teinud niimoodi. See on ju palju kuidagi tuubid pähe ära, sa lihtsalt, kui sa juba tead, mis seal on, siis on palju lihtsam. Ja selle ma õppisin suusahüppajatelt. Nemad rääkisid mulle kunagi, et nad viskavad enne võistlusi pikali ja mängivad selle võistluse oma peas läbi detailideni, kuidas sa paned prillid, kuidas sa paned saapad, kuidas sa mõtled, et 5 tüüpi on enne mind, kuidas sa lõpuks lähed mäele. Ja mõtlesin, miks ma ei peaks seda tegema. Mul on ju täpselt sama teekond siin vaja kõik enne läbida. Mida sa selleks teed igapäevaselt? Kas sul on mingisugune repertuaar, mida sa hoiad nii-öelda töökorras või see hulk muusikalist materjali kuidagi käib sinuga kaasas? Käib kaasas kindlasti. Mul ongi mingid palad, mida ma nii-öelda ei pea nagu otseselt harjutama, sest ma tean neid noote hästi, sest ma hoian ennast lihtsalt vormis. Ma mängin mingid oma tüüde, harjutusi, kuna ma õpetan ka, siis see on ka väga hea voodus, et ma kogu aeg olen pilli juures, et mul on väga harva päevi, kus ma üldse pilli ei puuduta. Et selles mõttes on päris hea. Ja kui ma olen ikka päris tihti laval praegu ka, et see ka hoiab tegelikult kogu aeg sellises enam-vähem valmidusvormis ja siis, kui on need päris soolo kontserdid, need mitmetunnised siuksed karmid, siis see nagu tööprotsess läheb teistsuguseks. Et mul näiteks seal talvel, kui ma tegin neid soolotuuri, siis mul päris hea vorm oli. Siis ma tundsin ka seda, et ma saan jälle nagu kuidagi kontrollida, vaadata ja katsetada ja huvitav on ja kuidagi. Ja siis nii lahe tunne on see ka, kui sa niimoodi mängid noodi ja sa aru, et vaata see minu sõrme, see sõrmejälg, vaata see on ühenduses selle publiku kõrvaga seal. Mina saan seda muuta. Ja siis hakkab selline mäng pihta. Ma pidingi ütlema vastukaaluks sinu boksija näitele, kes leidis võib-olla voodist välja tuleku motivatsiooni lihtsalt selles distsipliini faktis, et nii peab.
äkki on nii, et klaverimäng erinevalt poksimisest peab natuke nagu meeldima ka, et tahta nii palju harjutada, et poksimine tundub kuidagi selline selle kõrval mõnevõrra valus tegevus, et kellele siis ikka meeldib niimoodi vastu kukalt saada. Jah, peab meeldima jah. Ma arvan, et vist ega ühtegi asja vist, päris keeruline õppida asja, mis ikkagi üldse ei meeldi. Et see on ikka raske jah. Ega ne ongi, ma arvan, klassikastel pillimeestel, sportlastel, sellistel tüüpidel, kellel on mingi eriala, eks ma arvan, kõigile meeldib, kõik tahaks väga head olla. Aga lihtsalt seda tüütut tööd on nii palju, et kahjuks jah, ei ole väga võimalik seda kuidagi vist kiirendada. Ja eriti kui lugeda veel nende kõige andekamate inimeste elulugusid, ma ei tea, Kobe Bryantit näiteks on nii huvitav lugeda, kuidas, mis tööeetika tal oli, kuidas ta tegi ja väga sarnaselt ka teised sportlased ja ka muusikud, siis see ikka inspireerib. Kui palju, ütled sina, siis on tähtsust talendil ja kui palju tööl selle kõrval? Kuidas see protsentuaalselt võiks jaotuda? Ma arvan, et tööd on ja rohkem vaja tegelikult teha. Minu sõber Jarek Kasar, tema siis ütleb, et ta ei usu andesse üldse. Ta ütleb, et kõik on töö. Et ütleb ise ka, et kuule ma ise, kus ma lihtsalt, see tuleb mul kõik hullu tööga. Mina jällegi arvan, et ta on ilgelt andekas. et minul selliseid ideid ei tule nagu tal, et ma just vaatan seda, et vau, kust ta see tuleb. Aga seda väga-väga paljud on rääkinud. Johann Sebastian Bach ütles, et kõik, kes oleks näinud nii palju vaeva, kui mina oleks saavutanud selle, mida mina, ma ei usu teda. Mozart ütles seda, et see, mida ma olen saavutanud, see tuleb ainult läbi meeletu töö. Ma ei usu seda, et ainult läbi selle kindlasti on talendile andel oma koht ikkagi, mis tuleb kellelgi kergemalt, mida keegi peab harjutama, aga iga talendil ilmselt tekib mingi oma katsumus ja raskus, mida ta siis väga palju peab harjutama, millest tal jääb ka endal tunne, et see on kõik hästi-hästi raskelt tulnud. Kas ei või olla nii, et talendil võib tulla tehnilisi raskusi, aga kusagilt võib ka tulla ette nii-öelda see esteetilise piirilagi, et sa võid panustada sellesse, et sa omandad õiged noodid ja rütmid, see lugu on sul peas, aga see viis, kuidas sa selle ette kannad, vaat see esteetika, see erineb inimesed ja ma arvan, et seal ongi see talendi küsimus. Muidugi, ja see on kindlasti lavalt on väga hästi näha, mis tüüp ta on. Lava on ikka väga paljastav. Aga üks asi ka, mis kõiki neid väga kõvasid tegijaid ühendab, on ka väga hea mälu ikkagi. Et sul lihtsalt jääb meelde. Lihtsamini kui võib-olla mõnel teisel ja sellega sa oled suuteline mingid asju paremini aru saama ka, et see on ka mingi selline nüanss. Kuidas sa pianistina enda aastat, kui võtame ühte aastat kui hooaega, planeerid? Kas on sul manager, töötad sa iseenda alluvuses sõltumata kõigist teistest? Kuidas sa selle aasta nii-öelda enda jaoks lahti laotad ja see lõpuni kavandad? Mul on olnud tegelikult kunagi manager, isegi agent, aga minul elu väga palju muutus koroonaga. Et ma käisin enne seda, kuna ma õppisin Itaalias ja ka hiljem elasin seal, siis mul oli tegelikult täitsa nagu mingi kontsert elu hakkas seal tekkima. Ja meil oligi enne, tegelikult selle koroona aastal mul oli kokku lepitud Milano kõige tähtsama esindussaalis oli kontsert, ma olin hästi õnnelik selle üle, see oli kuidagi nagu nii suur asi. Kuidas sa selleni jõudsid, kuidas see juhtus? Tead, ma käisin seal konkurstel, olin aktiivne, näitasin, et ma tahan seda teha, siis midagi õnnestus, mul oli tollel ajal kuidagi selles mõttes minu karjääri või sellise õnnestumise mõttes üks lahe aeg. Mul oli selline üks konkreetne kava, mis rahvakeeli tuli päris hästi välja. Ma muudku võitsin neid konkurseid ja selle esimesi teisi kohti ja need ei olnud sellised hästi-hästi suured konkursid, aga seal žüriides olid päris palju sellised kontserdikorraldajaid, kes mind siis märkasid. Ja siis ma sain igasuguseid pakkumisi, siis need pakkumised läksid hästi ja see kuidagi kasvas niimoodi. Siis nad tahtsid teha, et oleks Põhjamaadega seotud asi, siis nad kõikides Põhjamaades siis teadsid mind või kuidagi seal ma olin nagu olnud kuidagi pildil niimoodi. Ja ma olin tõesti väga õnnelik, see oli nagu asi, mida ma tahtsin saavutada, et see kihvt saal, Verdi nimeline saal. Minu õpetaja Ivar Ilja on see palju esinenud, et kuidagi see tundus mul nagu äge. Ja siis samal ajal kuidagi elu viis mind täiesti ootamatult Venemaale tegelikult esinema ja seal ma sain ka selle Moskva kontsi suures saalis, mis oli ka minu selline, ma olen nii palju YouTube'is seda vaadanud ja kõik. Nii et Venemaal oli juba siis imelik käia, see oli pärast seda Krimmi võtmist ja see oli kõik natuke selline. Kuidas sa praegu sellesse suhtud? Meil on Venemaaga keerulised suhted, kui leebelt väljenduda. Ja kultuuriinimesed
justkui omavahel on tänu sellele ka mõneti ära lõigatud, võib-olla ka need, kes tegelikult nii Venemaalt kui Eestimaalt mõistavad sõda hukka, aga koostöö nende vahel on katkenud. Mina arvan, et selle pikka juttu ei olegi, et mina mõistan ka täielikult selle, noh, mis meil üldse rääkida. Mis siin rääkida? Me ei hakka nüüd sõda lahti mõtestama, me kõik saame sellest aru. Aga kas ühest küljest ei ole kahju, et tegelikult võibolla kaks andekat instrumentalisti või muusikut ei saa tööd teha, koostööd teha poliitika tõttu. Aga teisest küljest, kui olukord on selline. Muidugi on kahju, jah, ma tunnen seal ka inimesi näiteks, kes seal on, aga nemad peavad elama teadmisega, ma saan aru, et igal ühel on elud ja kõik puha, aga nad ikkagi peavad elama selle teadmisega, et nende maksumaksja raha, mida nemad igakuiselt maksavad, see läheb kõik sinna, et ukrainlasi saaks tappa ja miks mitte ka meid näiteks. Ma arvan küll, et nad plaanivad iga aasta seda, kindlasti luuravad ja mõtlevad, kuidas seda ikkagi saaks teha. Nii et selles mõttes mina olen küll väga pahane Venemaa peale ja mul ei ole nagu otseselt nii õudselt kahju ka, sest sellist, muidugi on nendel vinged heliloojad ja erakordsed muusikud. Et minu ala see tegelikult ju väga otseselt puudutab, et meil väga suur klaverirepertuaar on alati olnud vene muusika. Neil on väga palju klaveril kirjutatud, see on ka väga hea muusika ja selline. Aga eks nad propagandageeniused kõikidest rahvastest on kõige võimsamad ja nad oma asja haibivad palju üles ka, et mulle väga meeldis, et on olemas erinevad Euroopa kultuurid ja siis on olemas suur vene kultuur, et see on midagi erilisemat või tõelisemat või kuidagi. Ja et meie oleme sellised armsad väiksed loodusrahvakesed, kellele nemad on kultuuri toonud ja hea tahtega ja kõik see ja tegelikult on nad kuidagi ikkagi nii sellised, ma ei tea, keskaegsed ja ikkagi arvavad paremini, ka seal oli ka tunda seda, et väga tore, et sa siit Eestist oled, et justkui nagu olin küll nende Daragoi truuks seal kõik Eestist, aga see on natuke ikka siuke ülevalt alla kogu aeg. Nii et selles mõttes mul on lihtsalt kahju, et me nende kõrval elame või mul on ka kahju, et nad ei ole normaalne riik, kuidas nad ikkagi mitte kunagi nende tuhandete aastate jooksul ei ole osanud riiki pidada. Me ei tegelikult küll oskame, meil on nii vähe olnud võimalust, me saame nagu kohe aru, kuidas võiks elukvaliteet olla parem. Neil jah, kuidagi ei mahu see pähe ja selles mõttes on ka raske tunda kurbust, et ei saa seal käia. Nii et selles mõttes kes seal midagi teeb, siis see on minust nii otseselt seotud, et kultuur ja sport on väga poliitikaga seotud ikkagi. Hetkel on see aeg ja kahjuks on asjad nii. Võimatu seda lahutada. Et see on küll jah. Aga minu karjäär jah kuidagi viis mind sinna Venemaale ja siis, kui see koroona tuli, siis loomulikult kukkus see ära ja kukkus ka Itaalia ära. Kukkus see agent ära ja siis oligi korraks, et siis vist ongi nüüd, tegelikult ei tulnudki selles elus mitte midagi. Et mul enam agenti ei ole pärast seda aega, aga nüüd õnneks kuidagi viimased aastad, mul on nagu taastunud mingid muud sellised nagu kohad. Ma Baltimaades käin väga palju, Leedus käin väga palju, mul on täitsa seal mul on nagu kogu aeg, ma tean aasta aega ette juba jälle, millal ma jälle Leetu lähen kontsert andma. Mul on Norras midagi, Hollandis ja nüüd lähen varsti Brüsselisse. Räägi mulle sellest, kuidas enda tööd siis kavandad, sa valid enda peas sobiva repertuaari, mis võiks sind kõnetada, haakuda oma vahel ja lepid siis kokku mõne kontserdimajaga või kuidas see tööprotsess käib ühel pianistil? Orkestrantidel on mõnevõrra lihtsam, nad on sageli orkestrist palgal ja nende eest korraldatakse see töö, aga klaver on teatavasti soolopill. Minul on niimoodi, et mul on nagu mitu elu tegelikult natuke. Mul on see oma õpetaja elu, kui ma ubas olen. Mul ei ole väga suur koormus, aga ikkagi see on mulle kuidagi oluline. Siis on mul selline oma soolopianism, see tuleb nagu pakkumist järgi mul õnneks siiamaani. On midagi, mida ma korraldan endale ise, see on ka väga põnev, et ma tõesti mõtlen välja täpselt mingi kava, mul tuleb näiteks märtsis, 28. märts, tuleb Mustpeade majas üks sooloõhtu, sest seal on minu arust Eesti kõige parem klaver. Ma tahan väga seal mängida ja ma olen valinud spetsiifilist juba üks aasta aega tagasi, valisin mingi kava, mis minu arust seal hästi kõlab. On seal nüüd siis meie Estonia või Steinway? Siiski Steinway. Ma pidingi vahepeal küsima, et sina kui pianist, kui anda valida kas Estonia või Steinway, ütled ikkagi, et siiski Steinway. Ja ikka Steinway, see maailma kõikide lavade vaieldamatu võitja ja mitte, et Estonia oleks halb klaver. Ei, mitte seda, aga lihtsalt, et kui siis nii. Igatahes, et see on jah niimoodi. Estonia on jumalast hea
ja mul mitte midagi pole selle vastu, täiesti omal kohal, aga jah, maailmas sellise esindusklaverina Steinway teeb ka teistele Yamahadele kõikidele teeb ära, nii et. Aga töökorralduslikus mõttes, kui me räägime sellisest tasemest, kuhu sina oled jõudnud, siis võid nautida seda, et tegelikult sinu poole pöördutakse, sulle tehakse ettepanekuid ja sind kutsutakse, et sa ei pea tegelikult ise kavasid koostama ja ennast välja pakkuma. Jah, see mõneti on küll nii. Mingid asju ma ikkagi ka pean pakkuma. Või sa võid seda teha, absoluutselt, keegi seda ei keela. Ja vahepeal on ka tunne, et ikkagi midagi peaks ka pakkuma. Aga see, ma tean, et mingi mudel on saada niimoodi, et sul on, ma ei tea, mingi festival, eks ju, siis sa kutsud mingid artistid ja siis nad kutsuvad sind sinna vastu, see käib selline vahetus on, eks ju. Siis on mingisugused artistid, kellel on mingi väga spetsiifiline kava tõesti. Mina olen saanud näiteks Eesti muusikat mängima välismaale mingitesse kohtadesse. Aga üldiselt jah, ütleme näiteks välismaa karjääri üles ehitada vist see tegelikult käib küll nii, et sa pead ikkagi kuskil kohta minema ja seal ikkagi ennast üles ehitama ja näitama, et mul on aega ja tahtmist ja ma olen võimeline ja ma olen parem kui teised ka veel kõigele lisaks, et mul tuleb see erilismat välja kui mõnel teisel ja siis hakkad seal koha peal niimoodi tegema. Et mul on mingid kohad, mingid festivalid, kes ikkagi kutsuvad mind mingit sooloõhtut andma. Päris palju on nüüd mul tekkinud sükest elu siis inglise keeles, et ma räägin asjade lugudele sinna vahele. Et Eestis ma teen seda ka kogu aeg väikestes saalid just nimelt, see on selline, kunagi ma läksin Milanost 10 aastat tagasi rohkem juba, siis ma vaatasin, kõik räägivad ja siis mõtlesin, et meil Eestis küll räägitud imelik kuidagi, et meil rääkisid popartistid rohkem laval, see on just oluline neile ka, et nad saaks kuidagi sideme publikuga. Ja klassikalises muusikas see alati oluline ei ole, sa lähed võib-olla kuulama ikkagi teatud repertuaari, mitte nii seda inimest, aga see on ka nagu muutumas, nii et kuidagi ma hästi palju olen just rääkimisega teinud kontserte ja sellega läheb kuidagi toredasti ka. Inimestele see sobib, mulle meeldib neile rääkida ka. Ja siis ma olen tõesti hästi palju teinud ka välismaal kui ingliskeelne publik, niimoodi sellised kontserte. Siis on mul üks Leedu partner, üks ka pianist, kelle me klaveri duo on, kellega meil on täitsa mingi oma kalender. Et meid kutsuti just Norra, meid kutsuti sinna sama Brüsselisse, et siis käib niimoodi kutsete järgi. Ja siis on ka mul sellist nagu me teeme nagu show'sid, näiteks nagu mina, Märt Avandi, Lauri Liiv ja Neles Vaiksoo, meil tuleb jälle varsti 3 naine Eurovisioon selline, hakkame seal trallitama ringi. Nii et ka levi muusika ei ole sinu jaoks võõras või sa ei välista seda enda jaoks? Ei välista ja see väga juhuslikult tegelikult minu ellu tuli. Mul on iseloomu ja sellist uudishimuga iseloomu, et ma tahtsin olla võimeline sellega hakkama saada. Sest klassikalises õpetuses tegelikult seda ei ole. Ja ma nagu alati olen arvanud, et äkki ma ei oska seda teha üldse. Aga kui need pakkumised tulid, ma ütlesin, et äkki ma ikkagi võiks osata, ma ei oska mängida, et ma pean saama hakkama. Kuidas sa tunnetad seda tihti öeldakse klassikaliste pianistide kohta, et nad ei ole võib-olla kõige paremad improviseerijad või nad akordimärkide järgi päris hästi nagu ei tule toime, et nendele tuleb anda noot ja nad omandavad selle ja lisavad selle oma personaalse panuse, kuidas seda siis esteetilises plaanis esitada. Kuidas sina ennast tunned, ma ei tea, džassis, levimuusikas, improvisatsioonis? Džassi kahjuks ma ei oska mängida, mulle džass nii kohutavalt meeldib ja väiksena ma kuidagi, minu salaunistus oligi, et ma tahaks džäss-saksofoni hoopis mängida või vähemasti džäss-klaverit, aga see on nii võimas ja suur maailm, et seda ma tõesti ma võin öelda, et ma ei oska seda mängida, ma pole kunagi õppinud ja mul pole seda haridust ka. Aga mis puudutab klassikalise muusika improviseerimist, siis meil pole eriti haridust selles, see kuidagi pole meie õpetamise osa, et me õpime ikkagi puhtalt neid noote ja siis midagi ei ole teha, mõned, kellel on selleks andekust rohkem improviseerimiseks, need nagu oskavadki seda lihtsalt paremini, need saavad aru, et ka klassikalises muusikas on meil laadid ja süsteemid, aga on ka nagu muusikud, kes seda ei oska ja otseselt nagu just pole. Aga siin on ju ometi meie vana hea otsakooli segment mubas, et võib-olla siis seda integratsiooni kuidagi selles liinis arendada just nimelt selles õppeprotsessis. Ja näiteks on selline pianist olemas nagu Luca de Barc, prantsuse poiss, kes oskab fantastiliselt improviseerida ja tema on nagu ikkagi niimoodi hardcore veendunud, et see peab olema muusikahariduse osa, et igaüks, kes mängib, peab olema võimeline improviseerima ka. Aga on ka teisi inimesi, kes ütlevad, et see on väga tore, see on kindlasti kasulik, aga seda ei pea, sellepärast, et see on täpselt noodi järgi selle oma spetsiifik, see on nagu õpid sonette, et sa ei õpi nagu seda lugu edasi andma, et seal oli punamütsik ja ma valin ise oma sõnadega, mis ma ütlen, vaid seal on ikkagi kindel soneti sõnad, rütm, ülesehitus ja sa õpid seda niimoodi ette kandma, nagu selleks loomulik ja tuleks mul just nimelt praegu siit südamest. Et see on, ma ei oska sellist ühest seisukohta tegelikult võtta, minust on väga lahe, kui ma oskaks improviseerida kõik ja ma ise olen salaja püüdnud seda enda puhul arendada. Ma pigem küsin seda sellepärast, et levimuusika nagu paljuski improvisatsioonile toetub ja või vähemalt
on ta kuidagi konstruktsiooniliselt lihtsakoelisem ja mitte nii väga sonetilik, mitte nii väga igat silpi jälgiv. Kas sina enda jaoks seda levimuusikat kuidagi oled avastamas või kombid selle piire või koostööd selles segmendis ka või suhtud sa pigem konservatiivselt oma erialasse, sina kui pianist, sina kui interpreet? Tead, ma vist ei suhtu konservatiivselt ja ma vist selles mõttes, ma arvan, päris levimuusikasse vist kunagi ei jõua ikkagi, sest ma arvan, et need, ütleme, popikamad pianistid mängivad seda lihtsalt võib-olla paremini või stiilsemalt. Et mina lihtsalt olen need asjad, mis ma natuke olen teinud, ma niimoodi oma nägemuse järgi teen ära ja mulle seda meeldib teha. Aga ma konservatiivne vist ei ole, sest ma olen tegelikult päris avatud või kuidagi ma olen nagu üles kasvanud üldse AC/DC-ga võib-olla ja selliste ja natuke ka džässiga, et mul ei ole see üldse võõras. Mulle jäi kuidagi kaugeks 90-ndatel üles kasvades nagu meie kohalik popmuusika natukene küll. Selline vaibakloppimine, nagu toona nimetati, et päris sellist tümakat see võib-olla ei naudi. Ei naudi, jah. Ega seal võib-olla väga kandvat sisu ka ei ole, kui päris ausalt öelda. Mulle hakkabki tihtipeale igav natuke, mis on see, et mulle tegelikult elektromuusika meeldib küll. Ma isegi oskan öelda, miks mulle meeldib elektromuusika, miks mulle näiteks tegelikult see hea tümakas meeldib ja miks see mind võlub, on see, et kui mina tegelen muusikaga, mis on südamerütmis, mis väga palju muudab oma rütmi kogu aeg vastavalt siis, ma ei tea, kirele või sisule või sellele jutu kiirusele, siis see nagu see päris klubi kvaliteete tümakas on nagu nii vankumatu ja just see vankumatu kuidagi, teda ei kõiguta mitte miski ja sellel on mingi võlu. Aga lihtsalt mina ise oma maitse järgi, mul nagu see mul hakkab lihtsalt igav, et see ei ole nii, et ma ei taha selle muusikal liiga teha, aga minu huvi on mujal. Aga ma olen näiteks teinud endale siukse, et ma sõidan päris palju Võru vahet ikkagi ja ka Riia ja Vilniuse vahet autoga. Siis ma tihtipeale tutvun muusikatega. Mul oli kunagi siuksel juba mõned aastad tagasi, ma sain aru, et ma ei tea Eesti räpist kuigi palju. Ma tegelikult võiks teada nagu, et nii palju seda ju liigub ja palju on neid tüüpe ka. Ja siis ma lihtsalt Spotify'st ja kuskilt sealt YouTube'ist võtsin ette ja lihtsalt proovisin siis läbi kuulata, et mis siis nagu toimub praegu. Ja jumala huvitav on kuulata. Aga jah, minul ühel päeval ikkagi, vaata popmuusikaga minu jaoks ongi see, et see on nii sageli ühe emotsiooni muusika, et see on tõesti üks lugu räägib sulle ikkagi sellest ühest mõttest või kuidagi. Ja minu need pikad klaverirood räägivad nagu tervest elust. Ja siis ongi vahepeal niimoodi, et miks mulle klassikat meeldib rohkem kuulata, et see sobitub minu igapäevaga. Et mul on mingi kurb rõõmus see Bach ikkagi nagu, ta ei pressi ennast mulle peale, ta nagu toetab minu mõtteid. On sul autorid ja ajaloos, muusikaajaloos perioodid ilmselt, mida sa rohkem hindad või eelistad personaalselt enda jaoks? Oled sa baroki fänn, oled sa kaasaegse muusika Schönbergi fänn? Mis sind rohkem kõnetab? Tead, kui ma olin selline noor nolgim tüüp, siis ma väga niimoodi ülbelt tegin enda jaoks selgeks, et õige muusika on see barokkmuusika, siis ta seal kuskil niimoodi Beethoveni kandis lõppeb ära, vahepeal tuleb mingi romantiline roosa, mingi pläust ja siis see uus muusika on jälle õige värk. Ma olin väga kuskil keskkoolini, olin selline tüüp. Et väga suur romantik, sa ei ole hinges olnud, Chopini ja sellist, siis mitte, aga nüüd tuleb tunnistada, et mulle väga-väga see meeldib ja mul on lihtsalt tunne, et seda on kõige raskem esitada, seda romantilist muusikat, sest need Chopini lood näiteks nad on nii peened nagu pianistikud, seal on nii palju nikerdamist, see vajab nagu tõelist pühendumist ja tõelisi oskusi ja kõike seda ka. Ja nii palju aju on seal kogu vaja, mis on nagu nii tüütu, tahaks juba lihtsamalt saada seda kätte. Aga kuna see minu arvates ikkagi nii selgelt Chopini muusika, see on tema improvisatsioonidest tekkinud muusika, mis on tema nii-öelda, ütleme siis südamest tulnud. Kui mina seda nüüd mängin, siis ma pean ju ka jätma mulje inimesele, kes seda kuulab, et see tuleb ka südamest. Ja see peaks tulema nagu minu südamest ka. Ja kuidas sinna jõuda, see minu arust võtab lihtsalt nii pagana palju aega. Ja ma mäletan, kui sa enne rääkisid ka, et erinevatest esteetikatest, siis mul on olnud siuke eluperiood, kus ma olin siis minu arust äkki 21 või 2 ja ma oma arust juba oskasin päris hästi mängida. Mul olid mingid suured lood ja väiksed kontserdid ja tekkisid konkursid. Ja siis minu õpetaja siis Ivari Ilja, kes on nagu ka selline üks suurimaid eeskujusid igale inimesele, kes tema arvas õpib. Ja siis ta ütles nii toredasti mulle kuidagi. Tal oli üks erakordne oskus öelda ikkagi üsna otse, päris suure kriitikaga, niimoodi, et sa üldse ei solvu ja see mõjub hästi inspireerivalt.
see on üks erakordne oskus. Aga see mõjus inspireerivalt, mitte halvasti. Minule mõjus see väga inspireerivalt, jah. Ja ma ei saanudki aru, kuidas saaks tema asjade peale solvuda, kuna ta oli selle alati nii lõbusalt ja toetavalt öeldud. Näiteks kui ma sain ka nii-öelda pahandada, siis see on niimoodi, et ma olen idikas ja andetu, vaid sul on töö tegemata. Ja see kuidagi oli, ma tean. Ja ta ütles kuidagi niimoodi ükskord, et sinu mäng on praegu selline, et need nooruse võlud on nagu kadumas ja midagi uut pole nagu päriselt tasemele tulnud. Siis ma hakkasin naerma, mõtlesin, okei, ma pean siis... Aga ma jäin nii mõtlema selle kõige peale, mis see siis võiks olla. Ja ma ikkagi nii palju mõtlesin siis muusika peale ja selle esitamise peale. Mina ei tea, mis ma siis teistmoodi tegin, ma ei suuda päriselt järge pidada, mida ma nii väga teistmoodi tegin, aga ühel hetkel ta ütles, et no midagi nüüd hakkas nagu tekkima kuskilt. Et siis ma sain mingit sellist indu jälle. Jah, ma mõnes mõttes mõistan seda ideed, et me ei saa jääda igavesti nooreks ja lootust andvaks. Ja sinu puhul ma just mõtlesin, kui saadet sisse juhatada, et ei saa ju öelda, et sa oleksid väga vana pianist või väga vana inimene, kes on aastakümneid juba piire nihutanud meie kultuurimaastikul. Aga samas ei saa ka öelda, et sa enam päris koolipoiss oleksid. Et kuidas sa ise ennast identifitseerid või tunnetad, oled sa noor pianist? See on jumala huvitav, sest ma olen 36. Mozart ei elanud 36 aastaseks. Chopin elas 39 aastaseks. Minust ka Mendelssohn, Schubert elas 31 aastaseks. Ja see kõik paneb väga mõtlema, mida oli saavutanud Liszt sellel ajal või ka minu õpetaja Ivar Ilja 36-selt ta juba pani maailma kõige suuremaid lavasid mööda ringi. Et selles mõttes ma vahepeal mõtlen küll, et ma olen juba päris kaua juba tegelikult laval. Aga ei saa ka absoluutselt öelda, et sa ei oleks palju saavutanud, et sa oled ju nihutanud piiri nii Eestis kui väljaspool ja oled hinnatud ja särav pianist, aga just see identiteedi või enese määratlemise küsimus on põnev, et kui kaua me saame endale öelda, et me oleme veel noored. See on jumala hea küsimus, sest mina kunagi küsisin oma õpetajate käest ka seda ja nad tihti vastasid mulle, et tead, et tegelikult see tunne on mul tegelikult täpselt samasugune nagu eluaeg, et see minu mingi mina tunne. Et mingid muud asjad sunnivad sind teistmoodi mõtlema või natukene vanemana tundma, et mina tegelikult tunnen ennast päris noorena. Et vanus on ainult number, nagu öeldakse. Kurat vist ei ole, sest ma mäletan, ma Riias käisin, siis keegi tegi siukse vastiku nalja, et mis su lemmik lapsepõlve mälestus on? Ja siis keegi teine vastas, see, et selge ei valutanud. Et need asjad seal midagi võivad ikkagi mõjutada. Mina mõtlen, nagu ma tunnen mingit natuke vastutust, et kui ma näiteks teen soolo õhtu või ma mängin, et siis mul tegelikult ma olen ikkagi selles mõttes piisavalt noorpenist, et mul võiks olla tehnilised üleanded, no ülevaated või mitte ülevaated, aga üleolek selline, et see on ikkagi noore inimese, terve inimese, harjutanud, tugeva inimese oma, eks ju. Et ma ei kuku ära kuskilt ja mul mälu ei lähe ära käest ja mul ikkagi lihased peavad vastu sellele tundide viisi istumisele, harjutamisele. Ja käed. Absoluutselt. Ja. Et käte üle mängimine on ju pianisti puhul üks olulisi ohtusid. Arstid ütlevad näiteks, et ütleme, meil ei ole traumasid, nagu on sportlastel ja tantsijatel, aga ülekoormusvigastused on sportlastega meil täpselt samasugused. Sest meil on hästi pikad päevad ja valesti annab endale ikka kõvasti mängida ka. Nii et selles mõttes ma tunnen nagu mingit vastutust ikkagi olla nagu ikkagi küps pianist, et kui ma olen ikkagi 20 aastat juba esinenud, võiks inimene nagu midagi juba teada. No ma usun, et tahes tahtmata meie ellu tuleb teatud küpsuse foon, kui me siin viibime sellel planeedil mõnda aega. Ma arvan küll tegelikult. Ma arvan, et tuleb ja elu ise teeb alandlikuks ja lõpuks küpseks ka, et kui mul on tunne, et kui ise kuidagi ei saa või tule asjade peale, siis sulle lihtsalt söödetakse mingid olukorrad ette, kus sa lihtsalt oled sunnitud saama küpseks. Ja rolle tuleb juurde tahes tahtmata, kui sa natukene aega veedad siin planeedil. Sind tegelikult ju näeb lisaks klaveri taga viibimisele ka mõningatest telesaadetes, oled olnud saatejuht. Ma saan aru, et sa ka tegeled õhtujuhtimisega. Tegelikult on võimalik sinu poole pöörduda, kes veel ei tea, ka õhtujuhtimise sooviga. On see nii? On see järjest rohkem, ka õhtujuhtimisi kuidagi tuleb ja mulle täitsa meeldib. Kuidas sa selleni jõudsid? Tead, kuidagi juhuslikult ma olen juhtinud, ma arvan, et see kuidagi võis olla niimoodi, et meil oli Klassikaraadio tuleb külla, selline projekt 1 000 000 aastat tagasi. Ja meil olid koolikontserdid, ma seal jutustasin, siis arvas keegi, et kuule, et aga sa räägid, aga tule raadiosse tööle meil. Siis ma olen Klassikaraadios natuke teinud neid asju, siis sealt oli paar mingit aktust olen juhatanud sellise, mulle meeldib see natukene. Et inimesed äkki märkasid, et see võiks meeldida ja siis pärast neid telesaateid on tulnud päris palju selliseid õhtujuhi pakkumisi. Nii et sinu poole võib pöörduda, sind leiab ilmselt sinu enda kodulehelt. Jah.
jah, mul on seal isegi, mul on tekkinud selles mõttes ma ei arvanud kunagi, et ma võiksin hakata õhtut juhtima, aga niipea kui ma seda tegin, ma sain aru, et tegelikult mulle meeldib nagu hallata seda ja olla ka vahendaja. Ja see nagu artistile minust on nii lahe erinevast rollis olla, et sa kord oled sa korralduses, kord oled sa ainult esineja, kord oled sa ainult vahendaja ja see kuidagi täiustab nii palju seda ühte. Et siis ma näiteks üks teine roll, kus ma olen jõudnud ka ootamatult, mida ma teen ka päris palju, just nimelt toredasti kutsutakse, on kodused kontserdid. Ma kunagi see algas ühest tädist, kes väga tahtis, et tal on kodus üks pianino, et see võiks kõlada, et tal on mingid palad, mida ta on noorusest mänginud ja ta tahaks, et päriselt pianist need talle mängiks. Ja siis ma õppisin need ära ja siis me mängisime. See oli väga tore. Ja siis oli teine pakkumine, mis oli ta vist digiklaveriga, mõtlesin, et aga vahet pole inimestele kodus võib ikka sellega teha ka. Ja siis ma nägin, et see toimib tegelikult jumala hästi. Ja siis mind on kutsutud tegelikult päris palju Eestimaa kodudesse, ongi mingi, kas isegi sünnipäeva üllatuseks või siis ongi, et kogu pidu ongi nii, et me oleme koos, me pidutseme, aga meil on üks sündmus ka, et me kuuleme siin 3 tundi sükest klaverikontserti ka. Ja siis on vahepeal ma teen seal nii-öelda tõsist muusikat ja lõbusaid jutte, siis on see nagu tead lihtsalt show ja siis ma mängin seal. Ja siis on olnud ka spetsiifiliselt keegi, ma tahaks seda lugu kuulata. Või siis, et me ostsime koju klaveri ja me tahaks, et see klaver heliseks. Nii et see on ka selline asi, kuhu mind saab kutsuda ja kus on lihtsalt, kuhu mind kutsutud ja ma olen aru saanud, et mulle tegelikult meeldib see. Kui keeruline või kui lihtne on tegelikult ühele Eesti inimesele või miks ainult Eesti inimesele, võib-olla üleüldse kaasaegsele inimesele nii-öelda maha müüa selle klassikalise muusika ideed. Kõige selle tümaka kõrval, mis meil tegelikult ju Spotify'st või raadiost kostub. Minu kogemusel järjest lihtsam tegelikult. Et kuidagi mul on niisugune tunne, et meil ikkagi ma ei tea, ma elan nii kaasa sellisele, ma ikka õudselt tahaks, et Eesti elu läheks paremaks ja Eesti inimesed oleksid, ma ei tea, targemad ja soojamad, et meil kõigil oleks nagu parem elu ja kuna ma olen sündinud ka aastal 90, siis ma olen justkui nagu meie vabariigi sellist kasvamist kogu aeg nagu justkui näinud. Ja minu arust meil on elu nagu lihtsalt nii palju parem ja nii toredam, sõbralikum ja targem kui siis, kui ma olin laps. Et kuidagi mulle tundub, et ma näiteks võib-olla asi on ka selles, et inimesed nüüd rohkem teavad, et ma sellega tegelen, aga ma pole pikki aastaid kuulnud ühtegi sellist ei vastuseisu klassikaline muusikat, seda, et mind see üldse ei huvita või ma ei tea sellest midagi, et ma ikka järjest rohkem tunnetan seda, et inimestele tegelikult pakub see midagi. Päris palju ma tean inimesi, kellel ei ole mitte mingit muusikaharidust, nad ise ütlevad mulle, et me ei tea sellest mitte midagi, aga meile nii meeldib. Ja et kuidagi minu arust ei ole tegelikult seda väga raske maha müüa. Ja eriti, kui veel seda hästi mängida, siis on nagu edu garanteeritud. Ma arvan, et see võib olla paljude alustavate muusikute või siis nende vanemate hirm, et me ei leia äkki rakendust sellele. Sa ei tunneta seda, et meid klassikalises muusikas oleks kuidagi kõrvale tõrjutud või et me peaksime kuidagi võistlema selle levimuusika massiiviga? Mingil määral peame. Mingi määrda tõesti. Või kuidagi kombineeruma sellega, et me võime ka leida ju muusikuid Tallinna Muusikakeskkoolist, kes on kanda kinnitanud ja edukalt kanda kinnitanud levimuusikas. Jah, absoluutselt. Ja. Mihkel Matiisen. Absoluutselt. Ja näide, et fantastiline pianist oli kogu aeg, eks ju. Ja ka jumala väga eduk. Ma olen seda meelt, et kõige alus on klassikaline kool. Kahtlemata, et ilma selleta ei ole võimalik ka kvaliteetselt midagi muud teha. Aga jah, on võimalik leida enda tee ja kombineerida seda levimuusikaga. Absoluutselt. Ja näiteks praegu meil see viiulistaar on Hans Christian Aavik, kes tõesti mängib täiesti fantastiliselt, kellel on väga selge võimas klassikalise sooloviiuli tee ka. Et selline elu on ka täiesti olemas. Neid suundasid ja selliseid teekondi on nagu mitmeid, aga meie selles mõttes natuke, ma arvan, klassikalise muusika elu on muutumas ka, et vanasti oli, ütleme siis nõukogude algus, mis oli pikalt sellise ühe süsteemiga, et sa kuidagi näitad ennast, sa paistad silma, siis Tallinna Filharmoonia kuidagi teab sinna, et korraldavad sulle aeg-ajalt kogu kontsert, sul on mingi, tegelikult omamoodi on seal ka midagi head, et seal on mingi kvaliteedimärk ja pidev kontsert elu, sul on endal rahulikum ja sa hoiad ennast vormis. Et praegu nii kindlalt see kõik jällegi ei ole, aga teine näiteks kehv asi, mis nõukogude ajaga minust on tulnud, on 2 sükest minust suurt kehva asja on see, et matustel oli kogu aeg klassikaline muusika, nii et paljudel on see kuvand, et kui klassikaline muusika kõlab, et mis matuse muusika see selline on, et kuule keegi jälle suri ära kuskil, et ma ei tea, see on kehva. Ja teine on see kuvand muusikakoolidest kui nendest joonaoga peksvatest venemuttidest, kes nagu, mida ammu enam. Sina seda ei kogenud omal ajal enam olles sündinud aastal 90.
üldse. Ma ei tea. Mina tean lugusid veel Tallinna Muusikakeskkooli inimeste seast, kes väidavad, et nad on sellist asja kogenud. Joonlaua distsipliini. Keegi ikkagi öelnud ja mingid vaimsed terrorid kahtlemata maailmas olemas on. Aga seda on hea meil kuulda, et seda tänaseks ei praktiseerita enam. Et ma tean lihtsalt paljud vanemad, kes on ise saanud sealt mingi trauma, oma lapsi sinna enam ei pane, ütles, et ei, muusikakool tundub. Aga sina paneksid? Muidugi. Ma just paneksin muusikakooli. Kõik lapsevanemad, kes mõtlevad, kas minna eraõpetaja juurde või muusikakooli, eraõpetajad võivad olla fantastilised ja on ka tihti peale, aga muusikakool on ikkagi parem, sest seal on konkreetne kalender, seal pead kuupäevaks saama asja valmis, seal on õppekava ja meie muusikakooli selles mõttes ikkagi erakordselt vinge asi on see, et kui sa läbid selle tegelikult nagu normaalselt ära, siis sel lapsel on reaalselt endal võimalik valida, kas ta tahab sellega tegeleda. Kui ta teeb nii, nagu ta ise tahab, siis tal ei ole võimalik valida, kas ta tahab muusikuks saada, siis ta on juba maha jäänud. Nii et selles mõttes muusikakoolid on fantastilised kohad meil, et sa saad lihtsalt kogu hariduse, see ei ole üldse kallis, see ei ole nagu nii raske ka, kui sul on ütleme huvi ja annet. Nii et igatahes muusikakool. Paljude vanemate mure võib olla see, et muusikakool annab ehk sedavõrd spetsiifilise hariduse, et sul tegelikult võib-olla lõpus seda valikut enam ei ole, et sinust enam matemaatikut ega füüsikut ei saa. Ja kui tuleb välja, et see võib-olla ei ole parim, vaid pigem keskpärane, siis on tuleviku väljavaated mõnevõrra komplitseeritud. See on jah, selliste alade puhul seda garantiid mitte kunagi tõesti ei ole. Aga ma arvan, et õpingute ajal see noor saab ise aru, mis teda rohkem huvitab, mis tal tuleb rohkem välja, nagu Uku Masing vist olla öelnud, et inimene peaks tegelema sellega, mis ta tuleb nagu nii sama välja. See niisama tähendab muidugi seda, milleks on sul annet, et mille nimel sa tööd teed. Aga ma arvan, et see noor saab selle ajal ikkagi sellest aru. Ja küllap sa tead, mida sa räägid, sest sa ise oled ka õpetaja rollis, mubas. Kas ka veel õppija rollis? Kas doktori tegid ära? Ei ole veel teinud ja kunagi selle kindlasti teen. See ei lase mul, ma ei saa öelda, et see ei lase mul magada, aga sinna lähedale küll, et mul kogu aeg tiksub see, et see praegu jäi pooleli ja ühel päeval ma pean selle ära tegema. See on küll üks asi, mida ma elus tõesti väga tahan saavutada. Need on need erinevad rollid, milles me viibime ja seda on erakordselt ju põnev kogeda. Mida vanemaks me saame, seda rohkem tuleb neid rolle juurde. Kui küsida nüüd sinu kui artisti, kui interpreti kohta, millal sind lähitulevikus Eestis ka näha võib? Võib-olla siis kõigepealt äkki klassikalavadel ja võib-olla siis ka mingisugustes muudes projektides. Minul on niimoodi, et 28. märts on tõesti minu enda sooloõhtu, selline, mida ma ei tee praegu selliseid suuri sooloõhtuid väga palju juurde. See toimub Tallinnas Mustpeade majas, ilus laupäevane päev, seal on Eesti kõige parem klaver, sest Eemu on fantastiline, nii et seda ma tõesti väga ootan. Siis üks teine asi, mida mina korraldan, ma olen sattunud ka kontserti korraldamist ja sellist, et see maailma kõige vingemate penistide omastes, mis on muidugi vist mul veel kasvab see nii-öelda tegevus ka ja see on nii lahe, ma kutsun kõiki kuulma 23. aprillil sellist Norra penisti nagu Leif Ove Ansnes, keda on 11 korda Grammy'le nomineeritud ja kes on nagu paneb kõige suurematel lavadel maailmas ringi. Ma kutsun ta oma sõbraga siia esinema. Nii et see toimub siis aprillis ja siis mul ongi ka showtuur, mis on siis ongi 3 meest, naine ja Eurovisioon, mis on siis mina, Märt Tavandi, Lauri Liiv ja Nele Vaikso. Et see on niisugune kevadine tuur, meil tuleb seal niisugune posu kontserte ja sinna vahele mahub siis veel mõned lastekontserdid. Viimsi Artumis me teeme väga kihvte lastekontserte, seal on Tuulike Kivestu, kes joonistab iPadi peal, mis on samal ajal suurel ekraanil lastele ja siis meil teemegi selliseid muinasjutte, mida me loeme, mis mul tekkis see sellest, et ma lugesin lihtsalt oma tütrele ette ja mul mõtlesin, nii tore seda teha ja siis ka mingid muusikad, mida Pähklipurejast tegime näiteks, seekord teeme siis Nukitsamehest, ma seal mängin Ehala laulusid ja siis räägime seda muinasjuttu kõik. Ja siis mul tuleb ka igasugused sutsakaid, näiteks veebruaris üks kõige esimesi asju, siis ma nüüd mäletan, kas oli 17 veebruar äkki on Rocca al Mare kooriga tuleb meil kontsert, mis on väga tore, neil on selline tore nagu, nad ütlevad muusika armastajate koor ja ma kohe jäin mõtlema selle peale, kui kunagi Kristjan Üksküla, üks näitleja Eestis, ilus kihvt näitleja, kes rääkis ka nii ilusti oma lauludes, mis ta tegi, et ma olen alati olnud asja armastaja. Ja ma ei ole kunagi aru saanud, et miks selle sõnal on mingis ringkonnas niisugune nagu kehv kuvand kuidagi, et ma ju armastan seda asja. Et siis ma mõtlesin issand, kui tore, tõesti inimesed, kes nagu kogu südamega, need võib-olla armastavad muusikat rohkemgi kui päris muusikud, sest päris muusikud näevad seda, see on nagu nende elu ja sellega kaasneb ju kõik. Aga inimesed, kes teevad ainult nagu ütleme koori,
ma soovitaks ka inimestele, kes tahavad mingit teraapiat ja kes peavad viisi mõnusasti, siis kooris laulmine on ülitervislik asi, mida teha. See on nii kaif mitut harmooniat samal ajal laulda, olla selles osaline ja sa teed teisega midagi, mida sa sõnadega päriselt ei saa seletada ja need inimesed on sul pärast natuke kallimad pärast neid kontserdi olukordi. Ja sellise pundiga siis ka Mustpeade majas siis 17. veebruaril siis mina esinen ka. Nii et sa hea meelega liitud ka selliste projektidega, kus sinu lavapartneriteks on inimesed, kes teevad muusikat lustist, iseenese vabast ajast ja tahtest, kuid kes ei ole selles mõttes professionaalid, et muusika ei ole nende igapäevatöö. Jaa, mina olengi valinud asju, mul on siiamaani õnnestunud valida asju, mida ma tõesti tahan teha. Et kui mulle tundub, et seda ma ei taha, siis ma seda siis ei tee, aga kui mulle tundub mingi asi huvitav, ma ei tea, ükskõik missuguse detaili või asja pärast või mingi tuksatuse pärast. Ma tunnen, et seda võiksin teha küll. Kuidas see Rocca al Mare koori idee üldse sinuni jõudis? Kuidagi nad kutsusid mind. Ma käisin seal esinemas ja siis tuli sealt pärast mõte, et seda võiks teha ja mul on alati meeldib Rocca al Mare koolis esineda, on toredad inimesed, minust on kihvt kool ja ma ei saanud neile ei öelda. On sul meeles, mis teil ettekandele tuleb? Ligilähedaselt nii-öelda ristlõikes. Minust on niimoodi, et nemad teevad Eesti autoreid päris palju, ka Pärti ma tean ja samuti ka Ehalat ja mina pean mängima sinna ka vahele ja natukene ka jutustama muusikast, mis mulle väga meeldib. Ma alati kogun nende asjade kohta mingid muusikaajalisi seikasid, mis on nii lahedad, et kui sa loed nagu nende heliloetaja tüüpide kohta, sa saad aru ühel hetkel, et nad on olnud ju ka inimesed, kellel on need samad sellised mõtted ja probleemid, mis mulgi lihtsalt samastada täitsa lõpp, kas mul on geeniustega sarnased probleemid ja mõtted, kui äge. Ja siis tuleb välja, et iga inimene tegelikult suudab samastada, mul niisugused jutud on seal. Ja siis, kuna nad Eesti muusikat nii palju esitavad, siis mina mõtlesin mängida sinna ka Tõnu Kõrvitsat vahele, kes on minust nii äge Eesti helilooja. Ja et ma mängin seda. Jääme põnevusega seda ootame, nii et 17. veebruaril Mustpeade majas võib seda kõike siis tulla kuulama ja vaatama. Meie tegelikult oleme kokku saanud ja tuttavaks saanud sinuga juba mõni aasta tagasi hoopis teises kontekstis. Sul tuli kunagi mõte ja sa tegid selle mõtte teoks teha endale ära mootorratta juhiload. Kuidas sa selle ideeni jõudsid? Tead, minul on mootorrattad olnud väga südames ja ma olen pärit ju Võrust ja Võrus oli Meegomäe krossirada. Ja minu isa viis mind sinna kogu aeg vaatama, nii et ma selles kahetaktilise selles nagu summuti lõhnas, see mulle kuidagi nii mõnus ja kodune lõhn, et mulle mootorrattandus kuidagi väga meeldib. Ma ei tea mootoritest tegelikult mitte midagi. Ma ei tea, kuidas mootor töötab ka ja minu arust küsida inimeselt, kes seda emapiimaga on kuidagi õppinud, on väga raske, sest nad ei suuda aru saada, kuidas ma sellest aru ei saa, nii et ma ei tea näiteks. Tihtipeale ma pean alati mõtlema, missugune mootor mul oli mootorrattal. Aga kogu see tunne, see välimus, see vabadus ja see idee on mulle meeldib mootorrattad palju rohkem kui autod. Ma ei ole üldse mingi hull automees, aga mul oli kodus siis külgkorviga K750M, mis on olnud kogu aeg katki. Ja sellega ei ole kunagi saanud sõita, mul on väiksest peale unistus, et selle ma teen kunagi ära. Siis ma läksin õppima Milanosse, kus on ju Vespad. Ja mul oli seal ka väga sageli Vespa. Ja see oli lihtsalt nagu unistus lihtsalt sõita. Ja siis ma sain aru, et mul on tegelikult seda elu vaja. Siis ma ostsin ka Tallinnas endale Vespa ja ma võtsin oma peas ringiga, et ma ei ole üldse võib-olla nii ikkagi mootorrattamees, et see ilma käikudeta hästi kerge Vespa on nii tore, et mul ei ole üldse vaja seda mootorrattast. Aga iga inimene teab, et kes seda mõtleb, et sul ei ole midagi suuremat ja võimsamat vaja, see ühel hetkel ikkagi muutub, et on. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma peaks nagu natuke suurema rolleri, kas 125 või see 300. Millega saaks võib-olla ühest linnast teise sõita. Just, et see kuidagi see 50-ga ja see kuskil niimoodi 65-ga ühel hetkel ikkagi tüütab ära, et see on nii nõrgana, isegi ohtlik on natuke, mul on tunne. Ja mulle tundus, et see 300 Vespa on nagu unistuste masin, et vaat sellega stiilne näeb välja. Tead, Milanos, et sõidavad üli. Tead, ma pidingi ütlema, et Eestis kuidagi mulle tundub, et see Vespandus ei ole nagu päris kanda kinnitanud, aga Itaalias viibides see tundub nii loomulik ja nii loogiline, et miks sa peaksid seal kitsastel Itaalia tänavatel kolistama mingisuguse suure mammuti. Õnneks meil ka järjest rohkem kaherattalisi tuleb, nii et see kultuur on minu arust, et ei ole enam neid plätudega supervaiki vendalist, kes niimoodi nõeluvad vahelt ja ajavad kõigil kuidagi opsu sinna samusesse, aga et see kultuur on läinud minu arust palju lahedamaks, et ma ise tsikliga sõites tunnetan ka ära, kus mingid autod tõmbavad eemale, et ma saaks mööda minna, kuidagi see nagu sõbralik ja ühesega me harjume juba sellega ära. Aga siis ma ühesega mõtlesin, et ma peaks 300 Vespa, ma proovisin selle, armusin sellesse ja siis ma mõtlesin, no ma pean load tegema. Siis meie tutvusime
tegime load ja siis ma olin samal ajal endale juba ära ostnud Moto Guzzi. Ilusa Itaalia stiilse mootorratta, mis mul siiamaani on. Mis mudel? See nüüd Bober. Ja minust seal peal on ka äkki V9, vaat näe, ma olen. Ma võin kohe rääkida, see on Moto Guzzi ja see teeb sellist häält, et kui sa paned ta käima, siis see on täpselt nagu üks kontsert esimene peab olema, et sa tunnetad seda sellist vaikset värki, see V-mootorikene niimoodi käib, see eks ju niimoodi ja sa tead seda, et siin on kõik niimoodi vaos hoitud, aga kui ma panen, siis tal on lõputult jõudu. Minust samamoodi peaks esinema ka enne kontserti, et sa käed paned sinna, see kõik nagu podiseb niimoodi, eks ju, ja kui ma panen, siis nagu tuleb ka. Nii et selles mõttes mina ennast motomeheks natuke pean küll, ma ei tee pikki matkasid kahjuks ja ma ei ole nagu, ma ei oska neid ju putitada ja puha, aga lihtsalt aga see on sinu ellu jäänud tänaseni ja sa naudid seda. Täiega naudin seda. Aga kuidas sa suhtud ohtudesse, mis sellega kaasas käib, näiteks sinu käed, kas sinu käed on miljonitele kindlustatud? Võt ei ole jah, kahjuks ma käisin kunagi Salvasse esinemas, siis nad ütlesid, et äkki peaks ikkagi kindlustama, see tundus nagu lahe, sest Rahmanovil olid kunagi käed kindlustatud mingile $1 000 000, mis oli olnud üüratu raha. Seda mul ei ole, aga ma olen lihtsalt hästi ettevaatlik. Oled hästi distsiplineeritud, liikluses tasakaalukas ja mõistlik, ka mootorrattasadules. Kas sa mäletad, kui toredasti sa õpetasid mind, sa viisid, sai aru, et ma juba oskan sõita, sest ma Vespaga olin nagu olnud, sa nägid selle ära, et kuule, sa oled sõitnud küll. Ja siis viisid mind ka maanteele, see oli siis sinna Rapla poole äkki minu arust ja seal on üks tore kurviline tee. Ja tead, mul oli autokoolist jäänud selline kuvand, et autokoolist peab olema hästi korrektne ja üldse mitte lustima niimoodi. Ja siis ma sõitsin niimoodi hästi vaoshoitud need toredad kurvid ja siis sa ütlesid mulle tagant, et kuule, et ma tõin sind nii ilusasse kohta, naudi nüüd ka natukene. Ja siis ma kohe võtsin neid kurve, et seda ma naudin tänapäevani ikka väga. Mina arvan ka, et mootorrattasõidu puhul on see kallutamine üks põhiline asi, mida nautida. Seda ei saa ju autoga kuidagi teha või sa võid ju autos tegelikult kallutada, aga see ei paku suurimat naudingut. Absoluutselt. Ja ikkagi see ka, et sa oled nii kohal, no. Kõiki lõhnasid sa tunned kohe ja kuidagi nagu see vabaduse tunne on seal lihtsalt ja pargid maja ette. Ja parkimine on mõnigi kord tasuta, kui ma õigesti mäletan, siis äkki tänaseni veel on tasuta parkimine meil Tallinnas, kui ma nüüd kohe mässu, kui seda absoluutselt. Jah, oleks veel tore, kui mootorrattaga saaks selle õiguse sõita ühissõidukirajal, et kiiremini ummikutest läbi pääseda. Minust on see isegi loogiline. Aga hetkel seda küll ei ole meile pakutud veel, aga võib-olla jõutakse selleni. Me kasutame seda väga inimlikult minu arust, et tõesti me lähme niimoodi, mina kunagi ei sõelu, ma ei pane ka kunagi pahaks, kui teised tsiklimehed ikkagi sealt mööda lähevad, sest minust ongi see mõte, et sa tuled liiklust kaot teistelt eest ära ja aga tõsi on see, et mootorrattasõit tõesti pakub sulle võimalust kuidagi välja lülituda kõigest muust ja see selles mõttes ongi siis ju natuke nagu meditatiivne tegevus, et sul ei jää võimalust millegi muuga enda pead koormata. Ja telefonis ei saa näiteks olla. Mina ei osta endale seda ka, et mul telefon ees oleks, ma väga naudin seda. Kas sul kõrvaklapp on, kui sa sõidad? Ei ole. Isegi seda mitte, nii et sa naudidki seda, et ennast ümber või välja lülitada kõigest muust. Just. See on üks huvitav kriteerium inimeste puhul ja sa võid mulle ka öelda, mis tüüpi mees sina oled, kas sa laed ennast üksi olles või sõprade seltskonnas? See on väga hea küsimus, minul on üldiselt olnud niimoodi, ma olen tutvunud paljud inimestega, kes vajavad seda, et nad oleksid üksi kuskil. Ja mulle tundus see alati arusaamatu, aga ma sain ühelt aru, et ma olen ju pilliga üksi ja tunde. Et selles mõttes see on nagu sinu üksi olemise vajadus on tegelikult ju paljuski rahuldatud. Ja see harjutamine, isegi kui mul ei tule täna välja, ma arvan, et trennimeestel on samamoodi, no ei läinud see asi paremaks, aga see tunne pärast on lihtsalt nii hea. Sa oled teinud midagi õigesti, sa ei ole kindlasti teinud midagi halvasti ja sa ei ole kindlasti raisanud oma seda, neid eluminutit, mis sul on siin antud, et sellega mina laen küll väga palju. Aga ma arvan, et sellist jällegi mingit vaimu asja kõige rohkem ma saan ikka teistest inimestest tegelikult. Ma nagu, näiteks kui ma käin rahvarohketes kohtades, ma selles mõttes heas mõttes ikkagi ahmin inimesi. Mulle nii meeldib mõelda, et mis tüübid nad on ja mida nad teevad. Ja et sa ütled, et sa oled inimeste inimene, et sina võib-olla päris kuhugi metsatallu ei eralduks? Vist mitte jah, ma suudaks seal mingi aeg küll kindlasti olla, aga tegelikult jah, ma olen küll inimeste inimene. Ka muusikuna, sest on ju ka muusikuid tegelikult võib-olla näiteks Erkki Sven Tüür, kes ju Hiiumaal eraldab ennast ja loob selles keskkonnas ja ma saan aru, et see talle siis just nimelt sobib see eraldatus. Aga sina tunnetad, et sinul on vaja melu, sul on vaja inimesi enda ümber. Vist jah, ma tean ka inimesi, kes näiteks äkki isegi listile olla harjutades meeldinud, et keegi oli seal ruumis. Et noh, ta oleks ja keegi kuuleb. Mul päris nii hull ei ole see asi. Ma ikka suudan üksinda küll, eriti kui mul on vaja väga olla nagu niimoodi oma selles asjas. Aga siis, kui ma olen seal pikalt, ikkagi päris hull tunnen kasvõi terve üks päev tõesti niimoodi elada, et sa
tõused üles, võtad kohvi, hakkad kohe harjutama ja väikeste pausidega tegelikult õhtul kuskil kell 10 lõpetad. Mul on olnud enne mingid rasked kontserte, need terved päevad ja siis ma küll selles mõttes ikka väga tahaks suhelda. Ma tahaks ikka väga uurida, mis teised inimesed arvavad, oma mõtteid seada lausetesse, et mul on vaja teisi inimesi. Aga millised on siis need hetked, kui sa mootorratta võtad ja kuhugi tiirule lähed? Mul on olnud jah erinevad, tihtipeale on see elu väga palju asju paneb, mingi praktiline asi paneb paika, et me suhtleme tavaliselt kõige rohkem nende inimestega, kellega me teeme tööd koos, et töö ühendab inimesi ja minul on olnud hea ilm see, mis mind paneb sõitma, et ma näen, et missugune soojus ja kui kaif on tunda seda Eestis, et sa sõidad, sul ei ole triiksärgikene on seljas ja paned seda, sõidad mõnusalt ringi ja soe tuul tuleb vastu kuidagi. Et selline pori sees mütta ja sa ei ole? Mulle see krossi asi selles mõttes nagu kuvandine ideena on väiksena ikkagi nii tugevalt jäänud, et ma arvan, et mulle tegelikult meeldiks see, aga ma ei ole mitte kunagi proovinud. Sa ei ole selleni jõudnud, et seda sammu astud, et minna ja võtta krossikas ja proovida? Ja seal mul natuke see professionaalsus tuleb ette, et ma lihtsalt näen seda, et ma tegelikult kukun ikkagi. Sest ma tegelikult tahan sõita järjest kiiremini, ma ju tunnen ennast ka. Aga kuidas siis ikkagi see särgikene ja need kiirused sind kaitsevad, et kas väike risk on seal alati. Mulle see mõttes Milanos nad sõitsid niimoodi, et neil oli ülikond. See on tõsi. Ja Milanos nad sõidavad tõesti lühikeste pükste ja plätudega, mille peale Eestis... Ja ülikonnaga. Just. Ja mul lemmik oli rollerid. Ja ülikonnaga ja Vespaga. Suits oli siin. Valid ringi seal, mõtlesin, wow, et see näeb ikka nii tuus välja tegelikult. Ma olen sõitnud ka ülikonnaga Tallinnas küll. Nii et sa aktsepteerid seda riski, aga püüad käituda mõistlikult, võtta mõistliku kiiruse, näha ette ohtusid ja teha kõik endast olenev, et jääda terveks ja jõuda eluselt ja tervelt sihtkohta. Ja mingis mõttes seda kindlasti ei juhtu, aga lahe oleks, kui kõik juhid, kes autost juhivad, oskaks juhtida ka mootorrattaid, sest see minu arust siis sa saad teised inimesed poole lihtsamalt aru, kes juhib seda teist masinat, eks ju, ja need enda tundlad siin mootorrattaga sõites, see ohutundlad lähevad minu arust nii maksimumini, et ma näiteks sageli näen midagi huvitavat, mis on tee ääres ja ma saan aru, et ma ei saa seda vaadata. Ma saan korraks vaadata, ma ei jää pikalt sellel. Siis ma näen, et auto sõidab, ma näen ära, pagandan telefonis. Ma ei jää siia kõrvale, eks ju. Et sa kogu aeg sa loed seda liiklust hoopis palju paremini. Ma ühegi pime nurgal elu sees ma ei sõida. Või kui ma näen, et on liiga palju telefonis, siis ma sõidan korraks niimoodi mööda, et ta kuuleks mind kindlalt. Kas võib öelda siis seda, et mootorratta sõit toob sinus esile sellise hea strateegi nagu mingisugune luuraja või tõstab sinu riskiteadlikkust liikluses ja võib-olla isegi see kandub autorooli. Et sa enam ei mõtle kuidagi nii leebelt, et mul on see korpus ümber, mul on need airbagid, mul on need turvavööd, vaid sa mõtled nagu luuraja, aga mis siis kui sealt poolt või siit poolt. Täpselt niimoodi. Nii et mootorrattasõit on kasulik inimese ohutuse ja strateegilise planeerimise jaoks. Kes mind näeb, kes ei näe, kes see potentsiaalselt tuleb, kas see laps läheb üle tee, 100 asja, täpselt nii ongi. Kuidas sa liiklejana oled, kas vihastad ka mõnikord? No jah, aga niimoodi endamisi kuidagi, et ma olen võib-olla selles mõttes selline, et kuna ma olen niisugune kiire, siis ma korra võib-olla midagi vihastan ja ma võib-olla vihastan ainult siis, kui keegi on isekas. Et kui keegi üldse ei vaata või nagu kuidagi ta näeb, et keegi peaks sealt minema või ta saab aru, et meil on ummik ja ta jääb teise autoga linnas niimoodi teise kõrvale sõitma sinna vasakus ja sa näed, et seal on juba 7 autot tagasi ja ta lihtsalt ei mõtle selle pealt, ta mõtleb, et minul on õigus sõita täpselt 50-ga ja seadus näeb ette, siis ma mõtlen küll, et kuidas. Aga talitsed ennast? Jah, ma olen mõelnud siis niimoodi, et ma proovin vähemalt nende mõtestada, ma praegu ei saa kiiremini sõita, ma siis teesklen, et mul ei ole üldse kiire. Ja see vahepeal aitab. Ja see senine praktika on sul läinud hästi, sa ei ole sattunud kuhugi ekstressidesse, õnnetustesse? Ei ole õnneks, jah. Hoiame pöidlaid, et see niimoodi jätkuks. Ja kuidas on trahvidega, kui sa ütled, et sa oled kiire, siis tihti kipub kiirusega see rahatrahv kaasas käima. Mootorrattaga ma ei ole saanud ühtegi trahvi. Autoga ma suvel küll sain mööda sõidul. Aga võtsin selle trahvi vastu. Nii et ootad ka hetkel siis ilmselt lähenevad kevadet ja aasta saaks täis, et trahv kaoks ära, et saaks aga tegelikult ka seda mootorratta hooaega küll. See on ikka väga-väga nauditav, midagi ole teha. Kas kripeldab praegu ka, et lumi on maas, et tuleks juba kevad varem või saaks kuidagi sadulasse juba praegu, juba eile? Ma täna just mõtlesin, kui siia tulles, kui ma mõtlesin hästi palju selle mootorratta peale ja siis ma mõtlesin küll päris lahe läks sõita. Aga ma väga palju kuidagi naudin ka seda talve praegu.
mul on kuidagi, ma mäletan, see algas mul siis, kui minu vanemad sõbrad hakkasid minema välismaale õppima, näiteks Londonisse. Ja siis neil hakkas tekkima selline nõme muster, mis mulle ei meeldi. Näiteks kui nad läksid sinna, siis nad igatsesid Eestit ja kui nad tulid Eestisse, siis nad igatsesid Londonis. Mis asi see on, nagu, kuidas saab niimoodi olla? Ja siis ma mõtlesin ise, et ma seda küll kunagi ei tee, et ma naudin täiega Eestit, kui ma olen siin, siis läksin juba sinna Milanos, mõtlesin, nüüd ma naudin täiega seda Milanot. Ja mul on samamoodi praegu ka, et kui ma tean, et ma nii ei saa sõita ja praegu on see külm ja talv ja lumi, mida me nii ootame tegelikult igal aastal alati, midagi oli teha. Vaikselt juba me kõik väsime pärast 4 päeva sellest sumpamisest, aga siis ma alati proovin meelde tuletada, et ma tegelikult ise tahtsin seda lund, ma olen väga õnnelik, on päris talv on ja praegu ongi siis selline teine aeg. Nii et naudid meie kodus Eesti 4 aasta aega ja seda vaheldumist? Täiega. Ma tunnen tõesti ennast täiesti nagu eduka ja õnneliku inimesena, et ma saan elada Eestis, kui ma saan rääkida oma keelt, ma saan siin oma keeles, ma ei tea, haridust saada, armuda, pahandada, kõiki asju saan sellest teha ja mulle tõesti tundub, et see on nagu minu üks edulugu, et ma saan siin seda teha. Ja teiseks, ma järjest rohkem kuulen üle maailma oma nendest õpingukaastest, kes nüüd elavad tagasi oma kodumaades, et Baltimaad on üks kõige normaalsemad kohad üldse, kus elada tänapäeval. Sellega võib täiesti nõustuda. Jah, me võime tegelikult päris uhkeid olla enda üle. Absoluutselt, nii kliima kui meie inimeste üle. Ja. Nii et loodame, et meie kaunist Eestit ja meie Baltimaid jätkub aegade lõpuni. Veel 10 000 aastat vähemalt. Meie saateaeg tänaseks on aga lõpule jõudnud, head vaatajad. Aitäh vaatamast ja kuulamast, selline sai meie tänane saade. Uute kohtumisteni.